Tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 324 teie ees, laua taga Laura Jaansen, tere hommikust. Tere. Markus Jürgenson, tere hommikust. Tere. Ja mina endiselt Raul Õessar. Räägime täna siis karikfinaalidest, räägime Paidest ja räägime naiste jalgpallist. Esmalt, võib-olla Markus sinu... Miks me minust alustame ikkagi naisterahvast? Naisterahvast. No, võime alustada, Laura, kas sul on midagi eelmist nädalast rääkida, mida sa tahaksid hingelt ära saada? Ei no üldse, ta on esimest korda nagu... Ei, ma ei ole ikka siin käinud, sina ei ole siis olnud siin. Ma ütlen, et viimase paari aasta jooksul esimest korda. Eelmine kord, kui Laura siin oli, siis sina hüppasid viimasel hetkel alt ära, ma mäletan. Teravalt. Ma olin ära ju. No jah. Kuskil. Tartus olid, jah. See teade tuli pärast seda, kui ma sulle ütlesin, et Laura... Ja, aga siis ma tean, et siis me räägime naiste jalkast, aga ma ei ole nii kursis sellega tegelikkuses, et ma olen küll paar korda vaatamas käinud viimase, kas see aasta ma olen käinud vaatamas. Ehk siis ma saan, selle pealt saab paar episoodi ära teha küll naiste jalkast. Aga noh, Laura, siis võid nüüd vastata küsimusele. Mis küsimusele? Mul ei ole mitte midagi põnevat toimunud. No ma ütlen, Markus, sina oled see, kes räägib alati lugusid siin. Kuna see ütlus on, et igal inimesel on oma lugu või igal inimesel on lugu, kes tänapäeval vastu tuleb. Et kindlasti on tal midagi rääkida, aga ta lihtsalt ei taha rääkida praegu. Ei no sa millalgi, kui Raul ütles, et ta kuskil rahvaliigas mängib, siis sa nagu veits itsitasid, et ma ei saa öelda, veits on pehmelt öeldud. Ma lõin nagu poliitikud versus ajakirjanikud 2 väravat, normaale 2-2 penaltiseerias võitsime, ma ei saa öelda, et ma käisin seejärel nagu neljapäeval oli see mäng, siis ma käisin pühapäeval, see oli üle-eelmine nädal. Pühapäeval käisin Narvas, lõin seal 2 väravat, ühe mingi 25-30 pealt lati alla. Ma ei saa seda öelda, sest et see ei ole nagu premium-liiga. Ma nägin isegi videot sellest oli mingisugune, kas sellest oli ülekanne või seda mängu lihtsalt filmiti ilmselt? Filmiti, jah, see on niisugune vana hea, et telefon välja, kui tundub ohtlik olukord tulemas. Räägime naiste teisest liigast, siis ja Paide linna naiskond, öeldakse. Jah, öeldakse ikka niimoodi, jah. Mitte Paide linna meeskonna naised? Ei vist ikka ei öelda naiskond vist. Ma isegi ei tea, see on hea küsimus. No võt, oli juttu küll, on ju. Ühesõnaga poliitikud versus ajakirjanikud ja ajakirjanikud ikkagi panid seal oma paremuse maksma. Absoluutselt, selles mõttes lihtne loogiline. Ega selles mõttes me läksime 1-0 ette, 2-0 ette, siis midagi kuskil kukkus ära, vana hea, vaata, vorm pole selline, võib-olla seal pilla-palla läksime nagu liigu uljaks, mina jäin ka sinna ette noolima kübaratrekki ja nii ta läks, aga nagu ma ise ütlesin ka pärast teistele, et me oleme ajakirjanikud, et meie töö ongi ka natukene nagu seda vurtsu kuskile lisada. Sisu tuleb toota. Jah, et selles mõttes, et oleks rohkem pärast millest rääkida. Kui me saame ise seda sisuga luua, siis ilmselgelt me toodame nagu juurde. Et see oli puhtalt nagu, ega see puhtalt meie kätetöö. Ja poliitikutest, kes seal siis kaasa lõid tuntumatest nimedest? Ma ei tea. Osinovski ei olnud. Osinovski, aga sealt edasi ongi mul juba nagu keeruline. Rea poliitikud. Broilerid. Jah, et ma neid ei pane nagu nii väga tähelene. Torbikud minu jaoks olid selles mängus. Markus, millal sina viimati jalgpalli millal ma viimati mängisin? Viibisin ühel koosviibimisel, kus Haapsalust tulnud jalkapoisid ei, kus juures hea. See ei olnud mingit PlayStationit või telefonis mängimist, et seal ikkagi kamandati kartulisalati laua äärest sinna Muruplatsile. 2 puud ja mingi näsa otsiti välja ja siis tagusime seal karistuslööke nende väikeste poistega. Et seda oli kift näha, et mehed olid ikkagi, või poisid olid ikkagi päris korraliku entusiasmiga teemas sees ja nagu see on, vaata. Me läheme koos viibimisel, aga siis lapsed tahavad ju mängida ja siis käivad sul sabas ja nõuavad mängimist, aga siis sai teha selliseid jalgpallilisi liigutusi. Karistuslöök harjutasime. Oli nagu see puudutus oli endiselt jalas sees siis või? Ikka. Ega ta nii kiiresti ära ei kao. Ega tuleb. Aga mul tekkis siin Laura juttu kuulates, et mis see Narvas oli naiste teise liiga mäng? Jah. Palju neid liigasid siis naistel kokku on naiste meistriliiga? Esiliiga ja teine liiga. Esiliiga ja teine liiga ja rahvaliiga on ka ju? 2 rahvaliiga tasandit, jah. 2 rahvaliiga tasandit, ehk siis kokku on naistel 5
erinevat liiga tasandit, kus on rahvaliigat loed sinna liigasüsteemi sisse. Aga miks see rahvaliigas 2 on? A ja B tasand, tugevamad ja nõrgemad. Ja üle-eestiline või kuidas see... Meestel on ka ju A ja B tasand. Aga see on üle-eestiline siis ka või? Rahvaliiga? Olemal nii meestel kui naistel või? Sa mõtled, et kas üks tsoon on üle-eestiline või? Tugev rahvaliiga ja siis nõrgem rahvaliiga, ütled sa? Üle Eesti käivad mängimas või? No seal on, ma ei tea, kuidas seal täpselt on need tsoonid tehtud, aga üldiselt ju on need nii-öelda väiksemateks tsoonideks jaotatud ju üldiselt, et seal ei... No naistel küll ei ole, ongi A ja B lihtsalt. Aga naistel lihtsalt on nii vähe võistkondid seal ei... A-s on vist mingi 5 tiimi äkki ainult, et siis pole midagi tükitada seal väga. Okay. No me saame sellest veel rääkida, aga räägime võib-olla esmalt siis mõned pakilisemad teemad ära eelmist nädalast. Sel hetkel, kui me salvesime, siis oli ilmselt, või noh, mitte ilmselt, vaid oligi otsus juba tehtud, me nägime ju... Kui me eelmine nädal salvestasime. Kui me eelmine nädal salvestasime, me siia saatesse tulles, me nägime, kuidas Ivan Stoikovitš siis lahkus Paide kontorist, ütles meile tere ilusti viisakalt, ei teinud teist nägugi. Pärast siis saime teada, et ilmselt siis, ma ei tea, kas ta käis seal mingid oma autovõtmeid ja korterivõtmeid ära andmas või siis lihtsalt hundipassi saamas, igatahes tegelikult tuli välja, et Paide siis, meie rääksime siin ju tükk aega sellest, kui jah, no võib-olla paar mängu veel ja siis, et Paide pole päris selline tiim, kes nii kiirelt teeks neid otsuseid, aga ikkagi Stoikovitš minema ja nüüd teame ka, et Vladimir Vassiljev asemele. No esiteks see eelmine nädal sa ütles, et 5 minutiga käis kontoris ära. Aga see ikkagi läks pikemalt ju. See ei olnud päris 5 minutit. No minule tundus küll, et see oli 5 minutit. Ütleme, see Stoikovitš tuli jalkaliitu või siia sellesse kontorisse siis, kui Heiti oli eelmist saates, Heitiga koos, Heiti tuli kontorisse ja minu meelest me ei olnud seal kauem kui ütleme 5, 6, 7, ma ei võtnud aega täpselt. Et see 15 minutit. No ehk siis veel kord vaatajatele, kuulajatele selgituseks, et Paide see Tallinna kontori osa on A Le Coq Arenal ja siis see sissepääs on Soccerneti kontoriga samast trepikohast. Ehk siis päris tihti jooksete te Paide tegelastega kokku. Aga no ei, ma kusjuures ma ei usu, et see oli nagu see konkreetne hetk, kui see toimus. Ja see ei ole ka niimoodi, et peatreeneril on klubi poolt renditud korter ja antud kasutada auto ja siis kui kell 9 nii-öelda minnakse eri teed, siis 9.05 tuuakse autovõtmed ja korterivõtmed ja kõik muu selline ära. See oligi nii-öelda liialdusega. Stoikovitši ma nädalavahetusel olen ka näinud siin veel Eesti peal, et eks ta ilmselgelt ta ju kohe... ütleski, et tal paar päeva on veel siin ajab mingeid asju korda, mis iganes ongi, tõenäoliselt ongi need lõpetab mingeid lepinguid, ma ei tea, saab veel inimeste kokku, loob veel mingeid viimaseid sidemeid, et selles mõttes, jah, ta ise ütles ka seda tegelikult intervjuus, et paar päeva veel on siin, siis läheb Serbiasse tagasi. Läheb Serbiasse tagasi, aga siin on ju näiteid, võtta kas või Jani Sarajärvi, kes kui leping lõpetati, siis ju ei tormanud kuhugi, et Eesti oli nii südamelähedane, et jäi siia. Okei, ta tegi siis tollel ajal veel, oli ta kuskil abitreener äkki, kuskil Afrika pundis äkki veel, või kus ta oli. Aga korteri jättis alles ja nüüd tänasel päeval on töökoht ju siin meie kodukamaral, et ega Stoikovitš võib Serbiasse korraks minna, aga tööd ju tahab edasi teha ühel hetkel jalgpallitreenerina. Ta läheb sinna sõbra pulma alustuseks, ta ütles seda ka, et see on see positiivne külg, et 6 aja pärast täpselt on parima sõbra pulm, et nagu põhimõtteliselt, et joppas natukene selle, mitte joppas, aga et mingi positiivse küljed sellest leidis, et naaris ise ka, et vähemalt seegi, et see jah, ka seal Serbias siis toimub, et juuni lõpus. Peatreenerina on lihtsam ju ta selles mõttes, et tema saab planeerida sellised, ütleme, suvised pulmad ja kui äkki saaks selle mängu sealt ikkagi ära tõsta, et... ja kusjuures mängija vaatevinklist on ju tegelikult see, ütleme, kas ta on probleem, aga sellega on vaja arvestada, sellega peavad arvestama jalgpallurite lähedased, et sa võid igasuguseid plaane teha, aga lõppkokkuvõttes on see, ütleme siis minu kui mängija puhul oli see konkreetselt peatreener, kes ainuisikuliselt ta võib väga lühikese etteteatamisega anda teada, et meil on, selle asemel, meil on planeeritud juunis 3 vaba päeva, teeme me seal hoopis trenni või 2, ja siis katsu seletada lähedastele, et nii on, et ei ole midagi teha. Aga peatreenerina saad sa seda asja nagu palju mõnusamalt natuke timmida, et... Sellest mul tekkis küsimus, profivõistkonnas, mis on, et ütleme,
aktsepteeritavad põhjused, kus lubatakse puududa, ütleme, kui sul on, ma ei tea, keegi väga lähedane inimene näiteks sureb ära, siis ilmselt ju ikkagi võistkondades ei ole niimoodi, et mokk maha ei ole täis kohal. Ei, loomulikult, et elus on palju olulisemaid asju kui jalgpall ja seda vähemalt need peatreenerid, kelle käel mul õnnestus mängida, on seda demonstreerinud väga hästi, et loomulikult seal matused ütleme parima sõbra pulm, kui sealt mängija näiteks. Jah, aga küsid 2 päeva vabaks. Pulma saab, aga ütleme, pulmade puhul on niimoodi, et mängija peab ikkagi üsna aegsasti selle eest teada andma. Et on ka siin, on lastud ka mängult puududa, aga see on vaja aegsasti teada anda. Ja üldjuhul on sellistel puhkudel peatreenerid lasnud ja ütleme, väga palju rohkem neid, mingid terviseuuringud või vigastuste puhul on see teine teema, et kui sa oled vigane või midagi sellist, et siis on erinev, aga ütleme, et seal see tavainimese jaoks see piir jookseb nagu väga sellisest võib-olla karmist kohast, et ütleme, et laps läheb esimesse klassi 1. septembril, siis vähemalt minu kogemus ütleb, et see nagu ei ole vabastanud inimesi treeningutelt, et ja loomulikult välismaa treenerid, ütleme serblased, nende peaks jaanipäev ei ole ka selline asi nagu meie jaoks, et kus me eeldame, et meil on 3 vaba päeva ja saame nagu mõnuleda, siis pahatihti serblased näiteks küsisid, et mis jaanipäev, et meil on 23. hommikul trenni, et ma tõstan selle 24. trenni nagu pärast lõuna peale. Aga ülemäära palju neid põhjuseid ei ole, et ütleme, et mul on Tartus parima sõbra sünnipäev, siis ma ei hakka isegi, sihukest asja ei hakka küsima nagu. Et see ei ole teema. Aga jah, tõesti nagu väga palju neid asju ei ole, et see ongi see ohverdus, millest ka mina olen siin ju rääkinud, et sa, ma ei tea, ema, isa, sünnipäev, jõuluõhtusöögid, uusaastapeod, kõik need meie riiklikud pühad jaanipäevadest alates, et olen jällegi on olnud kordi, kus ma olen 23. detsember või 24 on jõululaupäev. 24. detsember sõin, oli see 10 aastat tagasi, ma olin Floras veel. Sõin jõuluõhtusöögi ära, jõulupra ära ja kui teised jäid sinna lamisema ja klögi limpsima, siis mina istusin lumetormis autosse ja sõitsin Tallinnasse ja sealt otse lennujaama, et koondisega siis kuskile lennata. Tulles tagasi korra tõid selle Jani Saarejärvi Essi jäämise mängu, siis Laura, sina ju Stojkovitšiga tegid intervjuu, kus ta rääkis, et kõige paremas mõttes justkui see 3 aastat Estis tema jaoks võib-olla oligi liiga palju või oligi nii-öelda viimane piir või kuidas see lause täpselt oli, et tundub, et tema selline tüüp ei ole, kes siia kuskile hängima jääks. Ei tundunud küll jah, aga selles mõttes see ei olnud nagu paha alatooniga kindlasti mitte, lihtsalt ongi see, et see on näha, kui emotsionaalne inimene ta on, kui palju ta nagu panustab, kui palju ta nagu välja elab, kui palju ta, ma arvan, siis ka nagu sisse võtab, et see käib nagu see energiavahetus tema sees on, ma arvan, täiesti nagu uskumatu asi, mida meie eestlased, stoikud, me ei mõistagi nagu sellist asja. Stoikud? See on päris hea. Et selles mõttes hea, et ütleski, aga samas tal olid ainult nagu ju positiivsed nagu emotsioonid, tänutunne, kõik see, et mis on ka õige, sest et kui ta ju tuli meile siia üldse, ta ei olnud ka ju teab, mis kogenud või see vastutus, mis ta Eestis sai ka tegelikult Levadias, ta ei olnud varem sellist vastutust saanud, ehk siis see on elementaarne ka, ma arvan, et tal ikkagi jäävad siit need nagu soojad tunded sisse, aga jah, et ta pigem oli ka selline, et ta tahab nagu uue väljakutse peale on ja minna, aga eeldatavasti mitte Eestis, et jah, tõenäoliselt ikkagi seal kuskil Serbias vast midagi leiab, ma ei tea, kui karm see tööturg on, et kui nähaksegi, et oi, aga kaotasid seal mingistele Kalevitele ja asjadele, et kui palju see mingis asjas määrab, seda ma ei tea. Samas, kui praegu nagu treenerite turu peale mõelda, siis ju hästi palju otsitakse tegelikult sellist Stojkovitši tüüpi treenerid, mul on selline mulje, et kellel on väga kindel nägemus, kes nagu ei ole sellised, et mängin nii, kuidas juhtub, vaid kellel on nagu väga kindel selline plaan ja sellest teda ju süüdistada ei saa, et tal seda ei oleks olnud, et aga kui niimoodi korra mõelda, siis tegelikult Serbia ajastu, nagu Serbia treenerite ajastu võib-olla nüüd saigi siis läbi, et meil olid ju Rogic, Savic, Stojkovitš, ma ei tea, kas seal Rogic ja Savitši vahel jäi ka mingisugune
paus sisse või ei jäänud? Väike vist jäi äkki, Savic oli Rogic abitreener, eks ju, siis Savic läks ära. Savic läks ära ja Rogic läks ka mingi hetk ära ja siis... Minu arust Savic läks ennem ära, kui ma õigesti mäletan. Jah, mõtlengi, et seal oli ju mingi Martin Reimi ajast oli vist vahepeal Levadias üldse ju. Oli? No, ütleme, seal jäi väike lõtke sisse. Euroopa kossus ka Serbia treenerite ajast hakkab läbi saama, siis Eestis ka Serbia treenerid nüüd viimane siis läks vähemalt praeguseks. Kusjuures ma vaatasin, et Rogicil ja Stojkovicil jäi siis kirja täpselt sama palju Premier League'iga mängima, 79 oli vist see arv, et Savicil oli natuke rohkem, aga selline huvitav kokkusattumus, et sina oled nende Serbia treenerite austa ei olnud, mul on jutu mis austa ei, nad on ju omamoodi sükest kuidas ma ütlen siis? Teist kultuuri toonud. Teist kultuuri toonud, nad tegelikult ju tõid ju ka ühte tervesse jalgpalliorganisatsiooni ehk Levadiasse, ütleme sellist professionaalsust, et tegelikult pärast Rogici liitumist on ju Levadia teinud sammu nii-öelda professionaalsuse osas ülespoole, nagu jõuliselt ülespoole. Ja hakati ka rohkem tähelepanu pöörama noortele ja sükest sellist võitja mentaliteeti ja sellist enese austamist ja võt seda nad on kindlasti toonud kõikidele nendele meestele, kes nende serblaste, konkreetselt serblaste käe all mänginud on. Ja Stojkovicist rääkides ka kindlasti elas ja hingas jalgpalli, et väga selline kirglik jalgpallitreener, kes ka iga nurga taguse vaatab üle ja eks talle saatuslikuks said mingid sellised, ütleme siis, tahaks öelda, et noorele treenerile mingid omased asjad, mis lõppkokkuvõttes nagu rullusid selliseks, et see kandus nagu mängijatesse ja see peegeldus siis ka klubi juhtidele. Kusjuures kui Rogic ja Savic veel ka mängu tuua, siis tegelikult kõigi nende kolme jaoks ju see Eestis oldud koht oli ju esimene koht nii-öelda peatreenerina. Ehk siis Rogic tuli ka, ta oli ju muidu olnud abitreener, siis tuli Eestisse peatreeneriks, Savic tuli peatreeneriks ja mõlemad tegelikult ju siit edasi tegid nii-öelda sammu tegelikult ju karjääris edasi, Rogic oli siin ju Poola kõrgliigas, Savic oli ju Serbia kõrgliigas, eks ju, et selles suhtes Stojkovicil just kui võiks nagu eeldused loodud olla, et kui ei olnud 3 nii-öelda ühte patta panna, et ma ei tea, kui nagu meelevaldne või aus see on, aga kuidagi selline ütleme, muster on ju olnud, ma võipärast siin hakkasingi vaatama, et mis see Rogic nagu, Rogic on ju CSKA's meil, Moskva CSKA's tubli mees. Praegu on jah, et ei mis ta ei oskagi midagi öelda. Kandev paus. Aga ütleme, Paidesse siis me teame, asemele tuli Vavo Vassiljev. See nimi oli nagu kõigil kohe just kui mingisugune match made in heaven, nagu, et see oli nagu nii kuidagi loogiline, et niimoodi läheb ja kuigi seal Paide nagu alguses ikkagi vähemalt tegi näo, et kandidaat on rohkem, ilmselt tegelikult oli ka, siis lõpuks siis pühapäeva varahommikul tuli see teade, et nüüd on nii. See oli ajastatud, sellepärast oligi see, kell 9.00. Ja, et mulle kirjutati ka pärast, et et meil sellest ajastatud postitusest jäi Veiko Eskimäe kommentaar puudu, et äkki saad sellega tee uudisesse lisada. Ikka saab. Et ju oligi siis ei tahetud, ma ei tea, karikafinaalide päevale võib-olla panna seda või mis iganes, et nagu see on hea iseenesest, kui nagu mõtlevad ka klubid, et ei viska lihtsalt nagu kas läheb. Ja teevad neid asju pühapäeva õhtul, mitte esmaspäeva hommikul, või pühapäeva hommikul, mitte esmaspäeva hommikul, kui me oleme saate ära distants juba. No jah, et nad õppisid, vaata. Aga see lihtsalt huvitavalt jäi kõrvu, et meil oli nagu meie olime kuulnud sellest, et Vassiljev on nagu ühenduses olnud Kamsiga ja Vassiljev ise ju nendes intervjuudes, mis tulid ka ju esmaspäeval, ta sealt ju Slovakkiast tuli tagasi, rääkis ka, et jah, et Kamsiga või selle Paidega meil on juttu olnud, kusjuures Kams ise seal Betsafe'i saates millegi pärast ütles, et ei, mingit temaga pole veel rääkinud, on ju, et äkki ongi Gert ütles väga konkreetse, ei. Ei no äkki ongi, et äkki tema ise ei helistanud. Kams ei rääkinud, on ju, et käis üle tema pea. Ei no äkki, ma ei tea, Pruuli helistas, tehniliselt. Ei no kuulge, olete Gert Kams pärast jalgpalluri karjääri te ju tehte, et ta ei räägi mitte kunagi nagu enne, kui pole midagi kindlat. Ei, mitte ei räägi tõtt, vaid ta ei räägi enne mitte midagi, kui ei ole midagi kindlat. See on ju ilmselge. Et sealt ei
see on tema stiil ja ta on sellise joone võtnud, ma ei tea, kas nad on klubis kokku leppinud või see on tema enda nagu retoorikaga, aga see on ju selge, et tema ei ütle ennem, kui midagi kindlalt ei ole, siis ta ei hakka nagu neid, seal on erinevad põhjused tegelikult, me võime siin sellel teemal võib aasida ja mida iganes, aga sellel on kindlalt põhjused, miks jalkaklubid või seal tegelevad inimesed niimoodi käituvad. No see selleks, Vladimir Vassiljev siis tagasi Eestis, tagasi Premier Liigas peatreenerina, on see nüüd nii-öelda selles suhtes õige käik, et lihtsalt mulje on jäänud, et Vassiljev on nagu treeneri tüübilt üsna Stoikovitšile sarnane, väga kindla nägemusega, väga sellise konkreetse mänguplaaniga, et Paidel mul on tunne, et seal võistkonnas võis tekkida mingisugune selline vaimne väsimus nagu sellest raamides olekust võib-olla natukene. No see jällegi, see ei ole ju. See on jällegi mitme asja nagu kokku langevus ja kuhjub ja see kuhjus Paides, me nüüd räägime, et julmalt on kõik asjad kuhjunud, võtame selle eelmise hooaja siis teise poolena. Me oleme ju öelnud siin bla, kõige rohkem punkte, asi toimis ju. Kõik oli ju normaalne, kõik seesama plaan, seesama joonis, need ideed, need ju toimisid. Ja oli mees, kes lõi väravaid, ja elu oli ju lill, selles mõttes, oli ju. Oli. Ja mis siis, ja nüüd siis mõned kuud hiljem me räägime, et ikka ilge jama oli majas, kuigi No mitte mõned kuud ikka pool aastat hiljem, üle pool aastat hiljem. Pool aastat. No jah, novembris lõpus. Pre-season, seal ei saa mingit probleeme väga olla. Pre-seasonil ei ole sul probleeme. Ehk siis me oleme märts-aprill, mai. Võib-olla seal pre-seasonist ka rääkides, üks asi, mis on Paides teistmoodi sel loel, on ju see, et nad käivad Paides treenimas. Mis ma olen ka kuulnud, et võib-olla kõigile mängijatele nagu ikkagi nii hästi ei istu, kui võiks arvata. Ja kui sa oled harjunud käima, et sa saad 10 minutiga staadionile ja siis pead hakkama iga päev tund sinna, tund tagasi minema. See isegi on rohkem kui tund vist tipptundide ajal. Oleneb, kus lähed? No Tallinnast ütleme siit samast. Siit lähed ju tunniga, ükskõik kuna. Siin ei ole mind küsimust. Sina võib-olla lähed, jah? Ei, siit ju lähed tunniga, suvel läheb siit tunniga. Nad ju startis. Kindlasti mängib see rolli, et kas mängib, ma ei võib-olla mõjutab, aga eks see ei ole peamine põhjus, et see, et sa pead nüüd tund aega trenni sõitma, see ei ole põhjus selles, et nad väravaid ei löö. See ei ole põhjus. Lihtsalt üks asi, mis on teistmoodi võrreldes eelmise hooaega, kui sa tõid selle eelmise hooaja mängu. No eks ta on teistmoodi, aga eks seal, nagu sa ütlesid, raamides olek, see peegeldus Stoikovits, kui mina ikkagi nimetan teda veel nagu nii-öelda oma peatreeneri karjääri esimesi samme tegevat. No, tegelikult see oligi esimene samm peatreeneri. Et ta muutus mingil hetkel nagu liiga selliseks liialt emotsionaalseks, kui me räägime konkreetselt sellest mängust. Jalgpallimängust, ma mõtlen sellest, kui ta väljaku kõrval on ja kui ta on kaamerat ees ja avalikkuse silme ees. Et mingil hetkel see ei aita nagu kindlasti kaasa. Ütleme selline liigne emotsionaalne mingisugune puhang või purse. See, seda võib, kui see juhtub korra mängus või mõned korrad, Aga natuke tihedaks läks seda. Ja sealt on ka mängijate poolt tulnud tegelikult sellist nurinat, et see, me kõik saame aru, et eksisime, aga et siuke nii emotsionaalne purse, et see ei ole nagu jätkusuutlik, et parandada seda mängupilti, ja kindlasti see nõudlikkus selles osas, et me nui 4 me raiume seda rada, et võib-olla see oli see peamine põhjus, tähendab, see on kindlasti olulisem põhjus kui see, et nad käivad Paidesse trenni. Ma ei tea, kuidas nad nüüd suvel neil, kuidas see graafik neil nüüd on? Minust mingid pildid olid ju Kalevi staadionilt mingi hetk.
No see, Muruväljaks ju Paides on tegelikult see, kus nad trenni ka teevad, ma ei tea, kas nad esindusega ka teevad, kus akadeemia plats nii-öelda. Ja äkki siis, nad ju eelmine aasta tegid ka ju Tallinna Kalevi või seal Kalevi keskstaadionil tegid trenni ja käisid Paides äkki 1-2 trenni nädalas, äkki niimoodi. Et võt nüüd ei teagi, kuidas Kamsi kompanii otsustan. Kamsil oli muide ju 40. juubel. See oli ju sünnipäevakingit sellise. Suur juubel oli. 40. Palju õnne. 5 aastakümme hakkas jooksma. 40 elatud. Ma just mõtlen tegelikult nagu Voova ja Stojkovitši vahel tegelikult seda, et üks asi on see, et treeneri tüübilt nad võivad samad olla, aga kas nagu inimtüübilt, kas nagu see võiks ju ka määrata, sest et mulle tunduks Voova natuke sellisem nagu, ma ei tea, pehmem inimene või võib-olla... Nagu põhjamaisem natuke. Nagu ma mõtlen, et ma ei tea selles, ma ei tunne kumbagi nagu isiklikult, aga lihtsalt, et äkki seal taga on mingisugust ka nagu seda inimlikku lähenemist, see, kuidas ta suudab võib-olla mängijatega suhestuda, sest ongi Voova ju tunneb Eesti kultuuri, Eesti maad, tõsi, Paides on palju ka välismängijaid, aga äkki nagu see aitab teda, võib-olla, et ta suudab nagu paremini suhestuda mängijatega, pluss tal on Nõmme Unitedist ka nagu ikkagi Eesti mõistes ikkagi ka tubli klubi on ka mingi selline võitja harjumus sees, et võib-olla see inimesena teda nagu teistmoodi arendanud ja tänu sellele on tal see nagu pagas täna natukene rikkalikum. Pluss veel Slovakkia periood, et nagu mina arvaks, et on inimesena ma ei taha Stojkovitši kuidagi nagu öelda, et nagu ma ei tea, Nõmme inimene, et ka samamoodi väga sümpaatne tundub, aga lihtsalt äkki Voova puhul on nagu väike see mingisugune pluss rohkem sees, et ta nagu tunnetab rohkem neid inimesi siin. Ja kindlasti jah, kodumaine treener, sul on harjumisaega on eks ju vähem, Stojkovitš ka, tal ei olnud enam ju harjuda vaja, aga lihtsalt kogu see tunnetus ilmselt kodumaisel treeneril ikkagi ju on parem. Aga Paidel ju kohe kolmapäeval väga suur mäng kohe alustuseks Kaljuga võõrsil, eks ju, vist oli Hiiul. Hiiul, jah. Et seal nagu kohe pannakse paika, et kas see algus on hea või halb. Ma korra tulen Laura selle öelda juurde tagasi, et see võib tunduda nii, aga ma võin kinnitada, et see võib-olla nagu täiesti paika ei pea selles osas, et see, mis sa välja tõid, ütleme sellise, ma ei tea, kuidas sa nüüd inimlikkus või mingi inimlik soojus või. Pigem on niimoodi, et Vladimir Vassiljev on ikkagi õppinud neid asju minu arvates serbaste pealt ja ta on neid nii-öelda enda sisse tikkinud, neid asju. Et need Serbia treenerid, jätame selle jalgpallilise poole kõrvale, siis nagu, ütleme siis tsiviilelus, on nad ülisõbralikud, sellised hoolivad, kuulajad, hästi soojad inimesed. Et pigem Voova puhul, kui me mõtleme nüüd, mina tean ju Voovat või Vladimir Vassiljevit Tartu aegadest. Mina olin Tammeka 87, tema mängis, kas ta oli Merkuuri, mis klubi kasvandik ta oli? Ühesõnaga, kui me juba Mürsiku east üle kasvasime ja juba hakkasime nagu ikkagi ka linna peal käima, siis ta oli ikkagi väga vaikne, hästi rahulik inimene. Ja ilmselt oli ka Paide suurim küsimärk see, et kuidas ta suudab nagu ennast kehtestada Eesti tippklubis. Aga enda kogemusele tuginedes, ta oli ju meil abitreener Levadias, kus siis abitreeneri roll on selline, kus me saame taga abitreeneriga ma saan ikkagi märksa rohkem ja vabamalt, ma ei tea, nalja teha, suhelda, vestelda kui peatreeneriga. Et abitreeneri roll on selline. Ja Vladimir Vassiljev oli ka abitreenerina, siuke hästi mõnus inimene. Abitreeneritega on pahatihti jalgpallimeeskonnas selline olukord, kus mängijad saavad nagu natuke rohkem aasida ja nagu natukene, kas ütleme, nalja teha, või kui te saate aru, mis ma mõtlen aasimise all. Et siukest asja. Ja seal ju Vladimir Vassiljev pandi ka üleöö peatreeneri, pandi kohuse täiteks või kuidas tal oli. Ja ta tuli üleöö järgmine hommik. Ja mul enda peas, kui ma mäletan ka seda hommikut, et nagu oli küsimus, et huvitav, et see saab päris naljakas olema. Aga tegelikult üleöö oli see niimoodi, et kohe see esimene trennieelne koosolek, klõps said aru, et siin ei ole nalja, siin on nüüd
selge joon tõmmati vahele, nõuded on sellised, et reeglid on sellised ja oligi nagu väga paigas, väga kiiresti. Ja võt seda on nagu Vassiljev õppinud nendelt serblastelt ja ma arvan, et ta tõmbab ka ikkagi väga konkreetsed jooned ja tema tahab võita ja jalgpall on number 1, et seal nagu ütleme mingit ülemäära suurt mingit humaansust või mingit peapaitamist pole oodata. Okei, no lihtsalt korra selle uue treeneri efekti juurde tulles Siim Pulss tegi päris hea ülevaate, ma ei tea, kas saate avaldumiseks on avaldunud või mitte veel uue treeneri efekt siis Premier League'as tegelikult, et siin palju Premier League'is oleme rääkinud või on räägitud sellest new manager bounce'ist ja nii edasi, et kas see nagu arvudes ka väljendub ja ta jõudis siis järeldusele, et aastast 2017 vist alates treeneri vahetusi on olnud seal mingi 55, mingi sükke arv oli. Võib-olla suts vähem. Igatahes 3,4% rohkem kui siis eeldatav on see esimese mängu nii-öelda punktide arv, et tegelikult väga, väga selline minimaalne arv, et võidetakse vähem kui eeldatakse, kaotatakse vähem kui eeldatakse, aga viike tehakse rohkem kui eeldatakse, nii et siis võib-olla viik selles Kalju Paide mängus oleks kõige kavalam ennustus. Selline lugu. Üks asi lihtsalt, mis võib-olla jäi silma veel, et Vassiljev võttis Brõlini ka kaasa, Nikita Brõlini, kes temaga ju seal Slovakkias ka kaasas oli, ja Paidel on nüüd 3 abitreenerit esimesmeeskonna juures. Brõlin, Sillaste, Kink, et kes seal tundub, et on väike oht, et võib-olla liiga palju kokkasid ühes köögis. Palju Levadial on? Levadial. No seal on 2 ju. Soto ja Voolaid. Rohkem ei ole. Kes nüüd ülejäänud seal mingi peal siis kõik on? No Ken Kallast oli võistkonna esindaja näiteks. Seda me rääkisime ülekandes ka, mis need kõik olid seal. Henri Berk oli noorteväravahtide treener. Et seal ikka kõik võeti pingi peale kaasa, kes vähegi said. Ja, aga selgitis ära, miks see nii on. Miks sinna pannakse selliseid asju? No sellepärast, et see saaks... Protokoll on vist ju, sul on seal see... Protokollis on varumängijate arv on ju kindel, mis seal saab olla ja kui kes sinna sisse ei mahu, Ken Kallaste ilmselt ei mahtunud, siis et ta saaks pingi peal olla mängu ajal pandi ta võistkonna esindajaks. Aga seal on vist mingi valik, et sa ei saa ju, sul on nad teevad seda digitaalselt, et peatreeneriks saad sa panna... No sul on see drop-down menu põhimõtteliselt, kus sa saad valida mingisuguse... Lihtsalt kohad saavad täis ja siis seal on ülejäänud mingid väljamõeldud kohad, mis on... Seal on ju Tarmo Kink oli kunagi, kes pandi sealt kogemata klikiti valesti, ta oli mingi erivajadustega inimeste mingisugune koordinaator või midagi sellist. Jah, et sa ei saa nagu sealt protokolli, sa ei saa panna väravahtide treenereid pingi peale, sa ei saa 4 tükki panna või? No ma nii täpselt ei tea. No, ilmselt see on nii, et sa ei saa valida, et muidu juba mõneks väravahtide treener. Sa ei pea juba panema noorte väravahtide treener. Või oli seal mingi muu põhjus? Seal minu vist, kas see ka ei ole, et see inimene peab olema enne regatud sinna erisesse, et sa nii-öelda teed endale mingi allkirjastad mingisuguse asja, sest mina olen selle teinud, ma isegi ei mäleta, mis seal täpselt oli, aga pidin nagu enne nagu nii-öelda tegema taotluse, et ma olen selline inimene, mul on selline ametikoht selles klubis, allkirjastasin ja siis tekkis nagu minu valimise võimalus sinna. Mingisugune ametiisiku nii-öelda profiil siis. Ja mingi selline asi oli. Aga ühesõnaga ei, see, mis see 3 abitreenerit, mis seal ikka? Ülesanded saab ära jaotada. Loomulikult. Kõigil on koormust idee poolest vähem natukene või saavad keskenduda väga oma jaa, aga see, et Vassiljev tuli, ega ta on nõudlik, ta on mängijate suhtes nõudlik ja ta on ka tegelikult klubi suhtes nõudlik. Et ta on enda jaoks mingid standardid paika pand, millest ta ikkagi ei tagane üldjuhul mingitest kindlatest asjadest, ta ei tagane. Ja ilmselt oli see tema nõue, et tal on selline hulk abilisi, ja see ongi tema vastutus nüüd hetkel. Okei, klubi võimaldab talle selle. Kas me nüüd oleme kindlad, et see oli Vassiljevi nõudmine või lihtsalt Paide ei tahtnud sellest kingist loobuda ja mõtlesid, et las siis olla? Mis seal tahtmises on? Või nagu... Et nõudmine, et kas sa küsid, et kas Vassiljev nõudis, et Kink vaevalt ju, et Vassiljev nõudis, et mul peab olema 3 abitreenerit. Ei, kindlasti mitte, ta nõudis seda, et ilmselt, ma eeldan, et ta saab Brõlini võtta.
ja äkki ma ei ole taga küll vestlenud, aga ma võin arvata, et ta nõudis, et soovis ka kindlasti Tarmo Kinki sinna staffi. Aga ta ei ole lihtsalt, minu arust ta ei ole ju Sillast, nad on Sillastega koos kas nad ei töötanud mitte, kas Sillast ei olnud koondisega? A-koondisega, ta on U21 olnud abitreener ja praegu on ka. Okei, aga siis kui Hansi, Vassiljev ja Voolaid olid, siis ei olnud Sillast, et seal pundis, jah? Okei. No natuke karikafinaalist juba rääkisime, lähme siis jutuga nii-öelda ametlikult ka selle juurde, ehk siis räägime selle meeste finaali kõigepealt ära, tõeliselt vägev mäng, Levadia Kalju 3-3 lisaaeg penaltiseeria ja Kalju siis sai oma ajaloo teise Tipneri karika kätte. Markus, sina seda mängu kommenteerisid, kust alustada? No, palju on Nõmme Kaljule. Alustame sellest. See on hea koht, kus alustada. Alustame sellest. No, kuidas see pealkiri teil oli seal Sokkernetis? Vahva või? Ei. Kas kõigi aegade vahvaim karikafinaal vist? Oli äge ju. Ja sealt nagu kuidagi täpselt paras annus oli kõike just kui et mängu alguses ei olnud seda nagu ütleme seda eurokoha pinget ja seda ju ei olnud, seda rahalõhna polnud mängu juures seekord. Aga tegelikult see siuke võidupinge ju iga minutiga see kasvas nagu staadionil olles. Et oli näha, et see ikkagi see võidupinge hakkab tulema. See väljendub ka selles, et kui Kalju 2-1 lõi, siis Levadia lõi 2. Siis oli Kalju lõi ühe tagasi. Jah, et siis ju oli tunda seda staadionil, et see nüüd hakkab see karikapinge ka tulema. Oli nagu paras annus emotsionaalsust, siukest võitluslikkust, lõbusat jalkat, väravaid, kõike oli, et tõesti oli nagu oli äge mäng. Mulle tundus küll, et Levadia nagu väga selgelt ikkagi võtab selle võidu ära, kui see 2-0 seis oli mingi vähem kui pool tundi oli lõpuni ja nagu mitte midagi justkui ei näidanud seda, et Kalju võiks tulla tagasi mängu, et lisaks veel kogu minul nagu käis kogu aeg see ka peas, et Levadia ei kaota karikafinaale, me teame, Levadia ei kaota karikafinaale. Läbi ajaloo teine kaotatud karikafinaal nüüd siis. Esimest korda siis väljapoole klubi ei karikafinaale. See esimene, nagu me teame, nagu me eelmine kord rääkisime, nagu siin vahepeal ka meie portaalis sai lugeda selle mängu kohta natuke meenutusi, et 2003, kui Levadia siis kaotas Levadiale karikafinaali. Maardu kaotas Tallinna. Siis 20 pluss aastat, kui Levadia on jõudnud karikafinaali, siis on ikkagi võidetud. Et see protsent on peaaegu nagu Real Madrid meistrite liigas, et kui finaali jõuad, siis ikkagi võidad nagu ära, aga seekord sai see seeriast nagu murtud. Kuro Torres mängu järel rääkis üsna segast juttu natukene. Tema see inglise keel on natuke selline, nagu ta on. Vahepeal on keeruline temast aru saada, aga nii palju me saime aru, et ta ikkagi väits, et Kalju esimene värav ei oleks pidanud lugema. Või ütleme seades selle küsimärgi alla ja ma olen täiesti nõus sellega, sest minule küll korduste põhjal, ma saan aru, miks seda Varre seda väravat ei tühistanud. See oli olukord, see on ilmselge, see on kõigil aru saada, miks ta ei tühistanud seda. Et kas see on või? No sellepärast, et seal ei olnud sellist 100% kaameranurka või mingit kaadrit, kus sellepärast, et joonekohtunik fikseeris värava ja videopildist ei suudetud 100% tõestada vastupidist. Ja siis jääb kehtima väljakul tehtud otsus. Lihtne. Eks, aga kui oleks teistpidi see otsus tehtud väljaku peal, kui Jaan Roos poleks lippu tõstnud, siis ei oleks loetud seda väravat ka. Et kui seda, ütleme, mingisugust, lihtsalt videopilti vaadata ja öelda, kas oli või ei ole, siis pigem ei olnud värav. Selle juttu peale vaat siukse lause. Mina ei saanud aru. Mina ei saanud ausalt aru. Minu meelest see pall põrkas latti, kukkuski ju Anile sülle, kes oli joone peal. See pall ei saanud ju kuidagi nagu niimoodi kukkuda. Et tervenisti see pall üle värava joone minu meelest küll ei olnud. Aga ma ütlen jällegi, meil ei olnud kindlat 100% tõestust. Ma ei julge ei seda ega teist öelda, aga pall latist ta ei lenda otse alla. Asi ongi selles. Pall... Mis mõttes ei? Selles suhtes oleb, kuidas see põrkab ju. Ta võib ju otse alla ka põrgata. Väga harva. Väga harva
selles olukorras see pall ei põrganud otse alla latist, saad aru? Ta ei põrganud niimoodi otse alla, ta latist põrkab pall, kui sul lööb palli latti üldjuhul, latti alumisse ossa. Kui sa võtad nüüd, kui lüüakse latti ja siis põrkab värava sisse ja siis ju põrkab, järgmine põrge tuleb tavaliselt väravast välja. Oled tähelepanu, ta ei jää sul ega ta sinna vahele ja niimoodi nagu põrkama. Kui ta põrkab, siis ta läheb niipidi vint sisse, eks ju, ja siis ta põrkabki niimoodi. Aga noh see... Aga seal olukorras tuli see pall ka natukene nagu siis värava sisse poole tuli sealt latist. No me võime siin vaidlema jääda. Minu meelest seal pigem ei olnud tervenisti üle joone, aga noh, sina siis nagu pigem arvad, et oli ju? Ei, ma ei ütle midagi. Mina vaatasin kordust ja sealt ma tõestust ei saanud, oli ta või ei olnud. Sealt selle nurgalt on ju, pole võimalik öelda. See on võimatu. 100%, sellepärast ka Varr ei muutnud seda otsust lõpuks, eks ju. Ja seal mingi kaamera ees oli üks mängija ees, et kust oleks võib-olla natukene parema pildi saanud. Aga jah, ma ei tea, kui äärekohtanik niimoodi fikseeris, siis nii on. Ja Eestis pole ju seda joonetehnoloogiat ka. Sellistel puhkudel ju suurtes liigades ju öeldakse kohe täpselt ära. Aga võimatu öelda. Kas oli või olnud? No, Torres muidugi pärast mängu, üks oli see, mis ta seal videointervjuus rääkis, teine oli see, mis ta nii-öelda kirjutavatele ajakirjanikele rääkis seal, ta oli päris ikkagi, ma ei ole teda nagu varem selliselt näinud, ta oli ikkagi päris selline üles köetud, ta hakkas seal, oli vist kolleeg Marti Kallas Õhtulehest, kes küsis talt esimesena mingi küsimuse ja siis Torres hakkas nagu vastu küsima mingid küsimusidelt. Seda oli nagu kõrvalt oli selline päris omapärane jälgida, kuidas ta nagu Marti oli ka nagu täiesti ootamatult tuli, et mis asja, et mult hakatakse vastu küsima ja ta ei saanud nagu päris täpselt aru ka, mida on ju ja see Torres oli nagu üsna ikkagi, ma ei tea, kas endast väljas on võib-olla liiga palju öeldud, aga natuke nagu ikkagi teistsugune kui tavaliselt on pärast mängi, isegi pärast kaotusi, et see oli nagu huvitav kõrvalt jälgida, et aga ta nagu mis ta küsis siis vastu? Umbes esimene küsimus äkki oligi selle nende väravate osas, siis Torres hakkas küsima vastu, et mis sina arvad nendest olukorras, et kuidas sulle mäng tundus? Ja mingis üksed asju, et ajakirjanikuna sa tavaliselt nagu ei ole valmis selleks, et niimoodi hakatakse nagu pööratakse see laud ümber, et see oli... Tavaliselt on märk, see on märk vist sellest, ma pole ajakirjanik olnud, aga siis kui intervjueeritav hakkab küsimusi küsima ajakirjanikult, siis on ajakirjanik suutnud selle intervjueeritava närvi ajada. No, ütleme, mäletad Kristjan Kanguri see aga kõige kuulus küsimus korvpalli EM-ilt. Mis tunne on pärast mängu, kui sa võtad nagu suumid välja, siis täiesti tavaline spordiajakirjaniku küsimus, eks ju, aga võib-olla antud hetkel lihtsalt tabas mingit valet närvi. Kuidas see Kangur tookord vastas? Mis tunne? Mis arvad, mis tunne? Midagi sellist. Seal oli ka pööras ümber. Seal oli ka küsimus, tuli vastu ju. Aga see... ühesõnaga, ta rääkis nagu mingisugust juttu, nagu need teised Kalju väravad ka ei oleks pidanud lugema või just see penalti oli nagu ilmselge penalti teise värava puhul, ta rääkis mingist veast, ma vaatasin selle olukorra nagu mitu kord üle. Olukord ei olnud, kus oleks võinud vea vilistada. Ei, see rääkis suluseisust veel ka selle teise värava puhul. Jaberi värava puhul. Jah, et mis arvad, kas oli suluseis või? Mis sa nagu ütled selle peale? Just ei olnud. Pigem tundus, et ei olnud. Jah, et seal Lepistu vist oli see, kes seal ära kättis. Üks vasak või parem jalg, kui astus nagu jooksusammu välja ja tundus, aga jällegi need kaameranurgad ei ole meil sellised, et pahatihti petavad, nagu ikkagi võivad väga ära petta ja seda me oleme suurest jalkast näinud, kus on 25 kaamerat. Et ka seal petavad need, et kui jooned lõpuks tõmmatakse, et kui pannakse paus selle videokohtuniku kaadris, ja siis joonet tõmmatakse, siis nagu siis see silmamoonutus on selline veider. Aga võib-olla kõlas nagu vabandustena, aga samas ma hakkasin mõtlema, et tegelikult mingis mõttes aus jutt, et kui see Kalju esimest väravat poleks olnud, Kalju ei oleks sinna mängu tagasi tulnud. See mängu pilt oli selline ja kui sa penaltiseeriski lõpuks kaotad, siis muidugi mõtled, et me saime kaotuse, aga tegelikult kui see esimese värav poleks lugenud, ma oleks rahulikult selle mängu ära hoidnud ja kõik räägiks minust kui kahekordsest karikavõitjast, et tegelikult nagu mingis mõttes ju aus argument või? Mina ei tea, minu arust nagu teine asi on see, mis penalteid muidu ka Levadia lõi.
see selleks, et okei, milliseks see mäng lõpuks läks, lõpuks oli ju Brent Lepistu lõivist on ju seal Ainsalu karistuslöögist selle 3. värava või? 3-3 on ju. Ja see mis ei no lõpuks päästi ise Levadia seal mingeid asju ja siis hakkas üks pussu palju panema. Ei no selles päevapäevaks läheb nagu jalgpall seda teed, kuhu ta läheb, aga nagu mis sa ikka heietad seal, et kas see pall oli siis väravas või olnud. Tolles hetkes otsustati niimoodi, tolles hetkes nähti niimoodi, siis kui sa hakkad nagu nägema tonti, et kõik on nüüd ka võib-olla meie vastu ja bla, 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 siis on see, et aga löö ise neid väravaid siis rohkem või tee nii, et mitte miski ei saa sinu vastu olla. No jällegi, see kõik teavad ju, Kurro Torres ongi emotsionaalne, loomulikult siia juurde tuleb panna see, et ta ei ole nii tugev inglise keeles, eks see seab nagu omad nagu asjad, aga ta ongi emotsionaalne ja talle ju ei meeldi kaotada, see on ilmselge ja siis tulebki igasuguseid asju seal võib öelda, aga nagu ma nüüd oma peas jälle kõrvutan, nagu näiteks kõrvuta siis nagu Paide ja Levadia. Eelmine saade me siin, mis me panime? Mõlemal 2 liigamängu või? Midagi sellist. Tegelikult kui sa vaatad seda Levadia mängu, see on ju pall nende käes, võimalusi on Torres rääkis ka, et me olime parim kontrolli all, kas see nüüd õige väljend või mitte, et parem meeskond väljakul, parem meeskond on see, kes kellel lõpuvile kõlades on rohkem väravaid, aga nagu süke, ütleme, positiivne kriis mõnes mõttes on ju. Et see mäng ju nagu, kui sa vaatad nagu mängu jalgpalliliselt, siis on pall nende käest, mäng toimib, vennad on enesekindlad, ei ole mingit kraaklemist ja kraagutamist, mingit omavahel kätega vehkimist, mingit sellist pingelist olustikku ei peegeldu nende meeskonnast. Et seal on lihtsalt kuidagi kõik need väikesed eksimused on ära karistatud kuidagi väga karmilt. Aga ma arvan, et nagu lõpuni neid ära ei karistata. Miski pärast endiselt olen ma nagu seda meelt. Levadia on tiitlisuusik number 1 endiselt. Minu jaoks hetkel kindlasti. Laura, kuidas sul tundub? Mul lihtsalt on meeles praegu see Levadia Flora mäng, kus see oli küll täiesti selgelt ju Levadia poole nagu võimaluste mõttes, et see oli tõesti väga ilus jalgpall. Seda karikafinaali ma ei vaadanud, ma vaatasin tegelikult naiste meistrite liigat samal ajal, et siin mul nagu raske öelda, et kui ilus või kolle see jalgpall lõpuks oli. Tõsi jah, Kalju lõi seal oma võimalused vist ju siis hästi ära ja Levadia siis jah, ei suutnud lüüa. Et selles mõttes mängu ilu mõttes see, mis oskuste pagasiga mängijad neil on, et neil on põhimõtteliselt võta iga vend ja ta võiks mänge otsustada. Teistes tiimides sul ei ole nagu sellist asja, et sul on nii-öelda, Kalju puhul me räägimegi Lermest, võib-olla Nikita Ivanovist, Kaskon on ju heald, aga seal me toomegi mõned üksikud mängid välja Levadias, Peetson võib ka sul minna ja lüüa lihtsalt siukse värava, et nagu paha hakkab, et selles mõttes jah, Levadia võiks ikkagi püsida suurima soosikuna. Ega mul ka midagi nagu vastu ei ole öelda, et kui nad sellest väikesest madalseisust nii-öelda üle saavad, hakkavad tulemusi ka tegema, mitte ainult nagu ilusti mängima, siis see vahe ju seal tabeli tipus on praegu nii väike, et meil ei ole mingisugusest mahajäämusest põhjust ju rääkida veel, aga kui Nõmme Kalju juurde minna, siis Kuno Tehva kingades praegu ei oleks üldse halb olla vist või? Siuke ajalooline hot streak lihtsalt, et sul on Alex Mattias Tamm, läks tasuta, aga tuleb seal Sloveenia meistriks on ju, Promis Davidist me võime veel rääkida pikalt. Mul 90 aastat polnud meistriks tulnud, jah? See klubi ju mingi 3-4 aastat tagasi mängis kuskil teises liigas alles ja siis said uue omaniku ja kõpp hakkasid tõusma. Esimene hooaeg kõrgliigas nad ju mängisid ka juba tiitli peale ja nii edasi, aga selles suhtes, et me räägime Promis Davidi ülemineku summast, me räägime, kas see on 20, 30 või 40 miljonit, millest siis vähemalt 10% Tehva kinnitusel tuleb Kaljule. Et see on nagu, sa vaatad seda eilset mängu, kus Promis David lõi ju 2 väravat. Aga ta tuli vahetusest. Tuli vahetusest, jah. Ta on kusjuures viimased paar mängu vist vahetuses on ta. Aga kui sa väravaid lööd, seal 2 väravat otsustad tiitlimängus ära, sa keevitad jälle natukene seda skaalat niimoodi, mis see miljoni näidik lõpuks. Belgised surestavad või? Lepingu pikendust, Promis ei taha teha ja siis pannakse pingile. Mina ei tea,
aga noh, suvine üleminek ilmselt ju tuleb ja noh, me räägime siin ikkagi Nõmme Kaljule 1-2 aasta eelarvest, mis sealt tuleb nagu edasimüügi protsendist lihtsalt, et sul see kui me prossu on 30 milli puhul 3 milli. Verinoor võistkond paneb sul Premium liigas praegu tiitli peale, võidab karika. No. Jah, seda ma ütlesin ülekande ajal ka, et Nõmme Kaljul on need asjad, elu on asjad ilusti välja mänginud, et ma lugesin ka nüüd seda Kuno Tehva on päris mitu intervjuud andnud ja natukene on siuke, ütleme, alati on lihtsam nagu tagant järgi neid lugusid juurde ka nagu, või seda lugu sinna juurde pookida, et sama, Kuno Tehva on sellest üsna osav. Ja, et me võtsime selle suuna, et hakkame noori arendama, aga ma ei mäleta seda, et me oleksime sellest siin rääkinud, et kui siuke suund on võetud. No ega Kuno räägib ka, et ajakirjandus ju sellest ei räägi või sellest... Ei, ta rääkis sellest hooaja alguses, ma mäletan, kui ma käisin Kalju trenni nii-öelda vaatamas, tegemas, siis ta juba rääkis ka väga veenvalt sellest, et noored ja me tahamegi umbes natuke oma elu nagu põnevamaks elada ja kuidagi selles võtmes. Me tahame mäest üles ronida, mitte mäest alles. Jah, et okei, aga ei ole väga ei ole ju väga kaugel need ajad, kui Nõmme Kalju esindusmeeskonna liikmetel polnud vormide alla neid liibukaid osta ja siis mingid sugulased siin ostavad meeskonnale sponsorluse korras neid liibukaid on ju, et olid rasked ajad, arusaadav. Aga näed, kuidas kui sa teed selles mõttes kiitus, et järjepidevalt ja mega raske on olnud ja tegelikult, kui sa võtad nüüd selle perioodi, ma ei tea, võta mõni aasta Nõmme Kalju ajalugu tagasi, on ju raske olnud, on ju silmnähtavalt on raske, Euroopasse pole saanud tiitlimängust kaugel, aga nagu respekt selle eest, et on ikkagi nagu oma jonni edasi aetud ja ma olen ka tegelikult, siin eelmine aasta äkki või kuna ma siin jooksin enne mängu ikka näed inimesi ja ütlesin Nõmme Kalju presidendile ka, et kuule, et tegelikult nagu võta ise ennast 10 aastat tagasi ja 10 aasta tagune Kuno Tehva oleks vallandanud pärast seda, või ta ei oleks jätkanud Nikita Andreeviga pärast seda pool aastat, mis see Andreev tegi, kas see oli peale Koppelit või? Tuli peale Koppelit. Oli ju... Ja see oli Koppeli kolakas või? Koppeli kolakas Saaremaal ja midagi sellist. Siis minu arust tuli kohe Andreev. Aga ta ei olnud ju see esimene, või see hooaja lõpp ei olnud nagu mingi väga veenev. Et ja ma ütlesin ka Nõmme Kalju presidendil, et pagan, mul on siuke tunne, et sa oleksid 10 aasta tagune sina oleksid vabastanud, ei oleks edasi läinud Andreevi, kui oleks toonud kuskilt mingi, ma ei tea, kes neil on, portugaallased, brasiillased, mis iganes. Et ta pigem oleks ta pigem nõustus. Aga vaata, kus lõppkokkuvõttes mängib kõik see asja niimoodi kätte, et elu on lill ja mehel on uni väga magus. Ei mõtlen praegu ei ole üldse paha olla Nõmme Kalju fänn, Nõmme Kalju mingi toetaja Kuno Tehva, et ma just mõtlen seda, et kui nad nüüd selle raha saavad, et nagu kas me usume, et Kalju oskab sellega nagu targalt tegutseda, et meil on olnud näiteid klubidest, kes lähevad nagu lõhki natukene, et kas nad on seal piisavalt targad? Jalkaliit saab finantsnõustaja saada. Või et kas nad hakkavad siis mõtlevad, et nagu pagan paneme siis sinna Hiiulale selle valgustuse vähemalt ära, et mis see nagu... See pole nende asi panna, nad ei tohi panna. Kui nad hakkavad ise neid poiste seal liigutama, siis nad saavad trahvi linnalt. See on võõras vara liigutamine. Seal on vaja mingisugust kokkulepet saavutada lihtsalt. Võib-olla see on variant, et Kalju teeb selle investeeringu ja siis selle staadioni rendi pealt siis kuidagi mingi tasaarveldus nagu lõpuks tehakse või midagi sellist, aga ma ei tea, kas see on esimene nagu prioriteet, mis Kaljul peaks olema praegu. Tegelikult, kui sa mõtled sellele, et sa saaksid nagu südame rahuga seda staadionit nagu kasutada. Ma mõtlen nüüd seda finaali puhul, ma mäletan, mis siin ikka mäletada. Meeskond vaata tähistas, tõstis oma karikat selle, mis iganes asja ees seal lava juures ja siis mingisugune 10-15 sekundit hiljem Henri Berkon, et kutid lähme nüüd sinna fännide poole. Nagu, ja siis läksidki suure hurraaga jooksuga, et ma arvan, et fännid loodaksid nüüd pärast seda, kui kuulata nüüd neid jutte, kui see raha tuleb, et
nüüd nii-öelda antakse natuke rohkem sinna kogukonnale midagi tagasi, et noh, need pingid, mis seal Hiiul on, see on ikka... See on linnavara ju. Jaa, aga ongi, et nagu natukene seal nipet-näpet pooleks vaatame, mõtleme, oleme koos targad. Ei no see ongi jälle diskussiooni kohta, aga jällegi, et muidugi see vist tuleb pahandus, kui sa hakkad nagu võõrast varama, et ma ehitan sinna 2 korrust tribüüni peale, sa ei saa nii teha. Sa ilmselgelt ei tee seda niimoodi, et sa ei ütle midagi tal aga nüüd saab minna Ossinovski jutule, et teed ukse lahti, näed, mul tuli siit, mul on 1,2,3 tuli kontole, et ma panen, ma teen 100,000 eest, ma teen need lambid ise ja tasa arveldame siis selle tehniline võlg tekib üüri hinna või kui nad maksavad üüri. Et muidugi, siis on nagu vähe lihtsam toimetada, aga eks saab näha. Tallinna linn pole nõus sellega, et neile pigem sobiks see, et sul raha tuleb sisse. No võt see ongi, omanik ütleb siis, et ei, me ei ole nõus, et meil on see, ma ei tea, järgmise aasta eelarves ja plaanides ette nähtud, me teeme see ära. Ei ole nähtud. Teoorias ma räägin. Jah. Kui selles mõttes, et kui me paneme selle nagu elulisse olukorda, siis ma ei tea, sul on üürikorter, mina olen omanik näiteks ja sa ütled mulle, et sina kui üüriline jube hea tapeet, mida ma tahaks seina panna. Et ma värvin ära, et ma värvin lihtsalt värskendan. Siis mina omanikun, et okei, kata kulud ja kinnita minuga ära, et milliseks sa teed ja lase käia. Siis see peaks nagu üürileandja huvi olema. Aga seal on, kuna summad on suuremad ja objektid on suuremad ja ei ole nii, on ka mingi seadused on mängust. Ma ei ole kindel, kui palju on Tallinnal tegelikult nagu huvi seda hullult Kaljule sobilikuks teha. Võib-olla tegelikult on, aga ma lihtsalt mõtlen, et jällegi seda sama näidet tuues, et kui mul üüriandja ole mina, aga üürivõtja, üürile, mis see sõna on? Üürnik. Tahab sinna teha midagi, mis väga nagu talle meeldib, mis minul võib-olla nice to have asi, siis võib-olla ma ei ole nõus sellega, et mulle pigem võtaks selle, ma ei tea, 500 või 1000 eurot, mis iga kuu üüri makstakse. Aga see selleks, see ei ole praegu... me räägime kulutame võõrast raha praegu. Me jõudsime juba Promis Temidi maha müüa, paljuga, 30-ga. Paneme 30. 30-ga maha müüa ja siis me arutame seda, et kuhu tehva seda raha juba nagu sättima hakkab. Et võib-olla, lihtsalt kõrvalt vaadates, võib-olla targem mõte oleks seda klubi struktuuri natukene selliseks jätkusuutlikumaks muuta, et seal on ju väga ikkagi üksikute inimeste peal endiselt, kui sa võrdled nagu teiste Eesti tippklubidega tegelikult, et see nii-öelda tagatuba on selgelt ju Kaljul lühem ja seda Kuno ise ka ju ei varjanud, et neil nagu eelarve on selgelt ikkagi väiksem kui teistel. Mul tuli selle taustal meelde, et siis kui ma hooalgses Kunoga rääkisin, siis ta nagu tegi mulle poole sõnaga justkui nagu tööpakkumise ka, et võib-olla see on siis minu kellukene, et ma hakkan siis vist minema. Mis see poole sõnaga tööpakkumine tähendab? Ei no see lihtsalt, neil ei ole ka sellist pressi või meedia inimest ja siis kuna ma olen tegelikult Kaljust omadel aegadel pärit, siis justkui on nagu mingi teatav side kuskil selle klubiga olemas ja siis kuidagi rääkisime selles võtmes, et oi, et nad tahaksid ikka ka sellist inimest ja et kohe on võimalused olemas. Kohe tekivad võimalused, aga siis tekib see või see oht, et nii palju raha, siis ikka tuleb palju töötajaid tahab tulla. No, eks näha ole, kui see karunahk, mis ei ole meie jagada, mängult jagame seda siis, kui see reaalselt siis kohale jõuab. Et suvine üleminek, ilmselt on õhus. Räägitakse. No mis ta lõi siis 43 mänguga selle Unioni eest ohel 24 või? Liigas oli vist 19 väravat. 19 väravat Belgia liigas. Eesti liigas lõi ka vist vähem selle poole hooaega. Ja meistriks ka. Ei no jah, seal suure tõenäosusega seal ütleme Inglismaa liiga, Bundesliga, ma ei teagi, kust ta sobida võib. Premier liigis on rohkem raha. Seal hakkavad rohkem maksta. See ulme teekond ikka, täitsa uskumatu nagu. 2 aastat tagasi mängis, kus ta oli siin? Esiliiga B-s. Viljandi või mis selle, kuidas selle linna nimetad tegi vist, mis see lause oli talle intervjuus? Et täitsa nagu tuhka Triinu lugu ja aga kõigepealt tuleb see, siuksed summad on mängus, siis ega need tehingud ei käi niimoodi nagu meil siin, et hommikul on Sokratis uudis ja eile õhtul tehti diil ära ja et seal on ikkagi see asi vähe pikem ja vähe keerulisem.
Vot nii, räägime natukene naiste karikafinaalist ka. Markus, sina kommenteerisid meeste finaali, Laura, sina kommenteerisid naiste finaali. Naiste finaalis sellist intriigi üleval võib-olla ei olnud enne mängu, et kui ma küsisin sult ka, siis ütleme, sa olid üsna kindel, et Flora võidab enne mängu ja lõpuks niimoodi läkski 4-0, aga tegelikult võib-olla see karikafinaali lugu oli ikkagi pigem see, et see mäng oli esimesel poolel üllatavalt tasavägine, arvestades seda, et Saku oli 2 korda ju mänginud Floraga sel hooajal 0-5 ja 0-9. Jah, selles mõttes oli väga mõnus mäng ja küll jah, Flora nagu hoidis mänguliselt, on ju palli, neil rohkem variante, aga Sakul oli ka seal kaks päris head võimalust, seal võib-olla 3 on ju, kui seal natukene mingisugused söödud liikumised oleksid etemad olnud, et ta oli nagu heas mõttes üllatav jah, just arvestades neid eelmisi seise, arvestades seda, et seal ikkagi mõned mängijad päris noored, suur hirmus areen on ju muru välja. Paljud mängisid esimest korda üldse. Jah, et Sakul ka kindlasti said nad oma murul ma usun trenni teha, et seal see sükene nagu, seda üleminekut nagu oli Flora jaoks jah, neil muidugi ka on ju mõned uued nimed, kas või Jotkina on ju, kes seal ka lõpuks oma värava kirja sai, aga lihtsalt jah, et Sakul õnnestusid esimesel poolel asjad okeilt, suutsid ees püsida, aga seda oli teada, et ühel hetkel hakkavad nagu need vead sisse lipsama ja lõpuks ei jaksa joosta ja lõpuks ei jaksa seda survet teha, lõpuks ei jaksa kontrasse minna ja selle pealt ka lõpuks see nagu ära tuli, et Flora mängis hästi, Flora on kvaliteetne hea tiim, et pole nagu, küllaltki see peegeldas see tulemus seda, milline see mäng oli. 2 väga erinevat poolega, mulle ikkagi tundus, et see teine pooleg nagu hoolimata sellest, et Saku oli saanud 15 minutit ju tegelikult nagu puhata, siis Flora nagu pani mingi teise käigu sisse seal ja läks nagu sõitis lõpuks üle, et ma ei tea, kas sõitis üle on võib-olla natukene palju öeldud, aga päris huvitav kurioosum oli ka seal ju see esimene värav, nurgalöök oli selle Palts andis seda ja ütleme, nurga kaar oli siin ja see pall oli kuskil siin niimoodi, et ütleme, seal oli siuke ma ei tea, kas jalalaba oleks vahele mahtunud täiesti, et ütleme... 20 senti vist ikka, jah. Et mitukümmend sentimeetrit siis nii-öelda justkui varastas, kohtunikud seda tähele ei pannud ja sealt tuli siis nagu värav, et meil oli see Siimpulsti kirjutatud mängu ülevaade, seal oli ka pealkirjas, et ei pidanud sentimeetrit näppama, teisel poolel siis Flora tõestas, see natuke see nii-öelda varastamise pool, et Palts ise ütles ka, et see nurgalipu ala oli seal künklik, tahtis lihtsalt nii-öelda paremat palli anda, fakt oli see, et ta lõpuks mängis sealt selle olukorra ju lühidalt lahti, et ta justkui nagu ei varastanud midagi. Sellest ei tekkinud mingisugust edu. Jah, mingisugust jah, et samas kui reeglite rikkumine. Mõtleme ka mingite karistuslöökide peale, siis ju seal pannakse ka ju pall nagu silma järgi õigesse kohta, et siis seal tehniliselt võib ka varastamine olla ka jah, see, et kuna seal on need jooned, kuna reegel ütleb, et pall peab seal olema, siis ta nagu eksis, aga ma arvan, et päris nagu Paltsi ka kuskile nagu tuleridale panema ei peaks, et jah, päeva lõpuks ei mõju muidugi hästi nii-öelda naiste jalgpallile, kui ma ei tea, professionaalsele alale, mitte küll professionaalsele küll nagu rahalises mõttes, aga lihtsalt, et kui me tahame seda edendada, siis selliseid apse me ei tahaks näha, aga jällegi veits nagu suva. Selles suhtes ma saan jah, hästi aru, et tegelikult see ei mõjutanud nagu selles suhtes mängu. Okei, võib-olla, kui sa läks... Ikka mõjutab, selles suhtes ei mõjutab, kui see oli sealt vasakult poolt nurgalöök on sul, ütleme siis, kuidas sa nimetad, vasakult või paremalt. Ütleme, kui sul on nurgalipp on ju sul siin, sa oled parema jalgne, siis on sul kõikidel on võrdne tingimus, et see kaar läheb ju nurgalipust teatud sentimeetrite kauguselt. Meetri ja ega sealt nagu kõvasti mugavam, mis iganes, sööta või tsenderdada seda palli, kui sa panete 20 sentimeetrit lipust veel edasi. Lipust kaugemal, ehk siis sellest kaarest välja. Siis, aga ta ei tsenderdada, mingi lühidalt lahti. Jah, ma räägin põhimõttest. Ei, see selleks, see oli lihtsalt siuke naljakas juhtum, mis seal oli, kus kohtunikud minu meelest nagu, kohtunikud tegelikult peaksid selle ära nägema, eks ju, sul on, ta oli seal vasakul pool, see abikohtunik, kes on nii-öelda seal samas teisel pool ääre peal peaks nagu korra kontrollima seda, ja võib-olla seda siis unustati teha või pandud tähele. Saime ka tegelikult kohtunike osakonnast ju kinnitus, et VAR sellist asja näiteks, kui oleks meeste karikafinaalis niimoodi olnud, siis VAR seda ei oleks saanud väravat tühistada, sellepärast, et sellist nii-öelda selle palli lahti mängimise nii-öelda rikkumist ei võta siis VAR tegelikult tagasi. Et oleks püsinud see värav ka varri abiga. Aga
tahtsin kuskile jõuda selle jutuga, aga kuidagi lõng läks asja. aga noh, see selleks. Flora Saku omavaheline statistika tegelikult on päris jõhker, kui me mõtleme, et Saku on olnud ikkagi ju aastaid siin Eesti tugevuselt nii-öelda teine tiim Flora kõrval. Flora Saku omavahelised mängud, Flora on löönud siis nüüd 41 väravat järjest nii-öelda pärast seda, kui Saku viimati omavahelises värava lõi. Ja see Saku väravapõud on siis kestnud üle 13,5 tunni jalgpalli. Et noh, kui sa mängid pool ööpäeva jalgpalli ja lase endale ühtegi väravat lüüa, siis ma ei tea, kumma kohta see rohkem räägib, kas Flora kaitse või Saku ründag. Ma arvan Flora kaitse ikkagi. No Sakul muidugi ka, Katriin Saulus oli ju puudu sellistel isiklikel põhjustel pigem. Noh, ma ei tea, kui palju see tema mängimine oleks nagu seisu. Noh, võib-olla nad seal Emma Treibergiga oleksid 2 peale midagi seal kätte ikkagi saanud, aga jah, noh, ma ikkagi arvan, et Florat tuleb nagu jätkuvalt kiita. Nii on. Mis sa ütlesid, 13,5 tundi või? 11,5. See on mingi, ma ei tea, ma arutasin selle enne välja, kas see oli suurusjärk vist 8 mängu äkki, kus ei ole järjest löödud. Mul eelmine nädal üks jalgpallitreener, kes käib kalal, ütles, et tema kõige pikem aktiivne püügiaeg ilma, kas oli meriforelli saamata või üldse kala saamata, oli 250 tundi või midagi. 250 tundi. Aktiivset püüki nagu ilma kalata, kujutad ette. Sakul on väga hästi siis. Milles asi? Vale koht, vale varustus, halb ilm. Vahest läheb, vahest lihtsalt juhtub nii. No selles mõttes, et mitte nagu järjest püügi, vaid nagu pika aja peale kokku. Käid ja ei saa. Kõva tegevus ikka. Laura, räägime natukene sellest ka. Sina tulid siin viimaste nädalate jooksul välja siis pika naiste jalgpallist rääkivate lugude seeriaga. Kes pole veel tuttunud, siis kus te olete olnud. Aga väga põhjalik suur töö, kiitus sulle. Räägi võib-olla alustuseks natuke selle seeria sünniloost, et sul ju alguses ei olnud plaanis seda niivõrd pikalt ja niivõrd mitmes osas, 6 või 7 osa tuli lõpuks või? 6 ikka. Kuidas see alguse sai, kui pika aja jooksul seda tegid ja räägi sellest nii-öelda tööprotsessist alustuseks natuke? Äkki veebruaris oli see, kus ma hakkasin, mu lähtepunkt tegelikult oli see, et Eesti meeste tippliigade litsentsi korras on see naiste jalgpalli nõue sees, et Premium Liiga klubil peab olema naiskond ja 1 tüdrukute tiim, esiliigas kas 1 või teine, et kas siis naiskond või tüdrukute tiim, esiliiga B-s siis ka 1 või teine või sobib ka rahvaliiga naiskond ja ma hakkasin neid asju jälgima, sest et pidi olema hooajal 2024, et minnakse, kui seda punkti mingil määral ei täida või miski jama on sees, et siis minnakse punktide kallale, ehk siis esindusmeeskonnalt ja võetakse nagu punkte maha. Ja siis mul kuskil hakkas see kuklas, tuli meelde, et see värk oli ja hakkasin vaatama, et mis siis toimunud on, et seda me teame, Kalju on nagu püsinud see nii-öelda boksikott sellel teemal, et neil pole naiskonda ka tuleriidale, mis iganes, aga eelmisel aastal näiteks ka Nõmme Unitedil polnud naiskonda Kuressaarel, Vaprusel, et mis värk sellega on. Ja siis ma käisin Mihkel Uibolehega istumas, siis ta on see mingi arendusdirektor või mis iganes ta liidus on, kõik rollid käib läbi. Nüüd struktuur muutus. Jah, ühesõnaga tubli tark mees. Ja istusime maha, siis ta rääkiski nendest asjadest, et nüüd ongi need trahvid on püsinud nüüd 3 aastat vist või, mis iganes, viimased hoovad on siis trahve makstud ja ei ole nähtud siis põhjust punktide kallale minna ja siis sealt kuidagi arendasingi edasi, et rääkisingi nende klubidega, kellel pole naiskonda, mis toimub, miks, kas neil on see huvi arendada naiste jalgpalli ja nii edasi ja siis sealt kuidagi kasvas see edasi, et ma tegin ka sellise anonüümse küsitluse naiste mängijatele, peamiselt naiste meistriliiga mängijatele, kokku tuli 31 ankeeti, see oli siis märtsikuus. Ja peale seda käisin ise seal meeste koondise pausil ja asjadel, et siis vahepeal see asi ka nagu seis, et see ei olnud nagu pidev töö, et iga päev midagi teen. Tõsi küll, mul oli nagu kodus mingi 5 erineval paberilipikule mingeid märksõnu kirjutatud telefoni notesidesse, teinud neid häälsõnumeid endale, mis iganes, et kogu aeg mingi tegelikult taustal see töö ja mõte käis.
aga siis tegin selle anonüümse küsitluse, 31 vastust tuli sinna ka, mis seisus nii-öelda mängijad on klubide mõistes, Eesti ühiskonna mõistes, ja siis tegin natukene sellise statistilise võrdluse seoses nagu liigade osalejatega ja siis katsusin kogu selle kupatuse kuidagi kokku võtta ja teha mingisugused soovitused, et mis siis nagu Eesti naiste jalgpallis puudu on. Tõsi, neid nagu külge on hästi palju, et see ei ole see, et ma ei tea, teeme selle asja ära, nüüd on kõik hästi, et see on hästi nagu keeruline teema ja eks see kohati mind nagu selle arvelt nagu takistas ka, sest et mul oligi neid mõtteid nii palju, ma ei teadnud, mis on õige, mis on vale, ma hakkasin nagu üle mõtlema, mõtlesin, kas ma nagu mõtlen õigesti, kas ma mõtlen valesti, ma ei tea, ma nii-öelda ise pelgasin seda vastutust, mille ma olin nagu võtnud, et äkki ma nagu olen lolli juttu, see nagu, see oli mul kuklas kogu aeg, et äkki ma ei mõista midagi, mida klubid nagu võib-olla teevad, sest ma ei pruugigi mõista, et mina olen ise olnud mängija, nüüd ma olen nagu ajakirjanik, ma olen klubides niivõrd sees olnud, katsun kuulata, mida nagu mängijad arvavad, mida võib-olla ühiskond tunnetab, aga mis see nagu lõplik tõde on või kas seda üldse on võimalik leida, et see nagu saas mind nagu lõpuks ka segadusse. Tulles selle algpunkti juurde tagasi, siis Markus, taandas ennast mikrofonis vaata. Ei, ma ei taanda, ma kuulan, mul on dramatiseeriti üle nüüd, ma pärast räägin. Okei, nii. No lihtsalt selle algpunkti juurde tagasi tulles, eks see punktide kallale minek, ma mäletan väga hästi, minu meelest see oli siis, kui tulid Kapper ja Markovkina. Ja see oli sellel pressikonverentsil teatati, 2021 dialoogkohtumisel klubidele siis tutvustati seda. Just, et minnakse siis punktide kallale, kui seda naiste jalgpalli nõuet ei täideta. Kõlas võib-olla selliselt, et nüüd hakkavad klubid nagu asjaga pihta, eks ju, muud võimalust ei jää. Aga tegelikult me oleme näinud, et nii lihtne see ikkagi ei ole ja võib-olla see tõde on ka seal, et selle naiste jalgpalli, kui sa ei ole nagu varem seda niimoodi klubis arendanud, siis seda võib-olla niimoodi tühjast kohast ju tekitada endale naiskonda ja tüdrukute võistkonda, mis on Premier League'is, eks ju, nii-öelda tingimus. Et seda ei olegi ju võib-olla paari aastaga niimoodi võimalik teha. Küsimus on võib-olla, mis siis nagu varem olnud teinud, eks ju, miks sul ei ole seda tüdrukute... Rahvaliiga puntile arvesse Eesti kõrgliga puntile. Esiliga B-s, ainult Rahvaliiga loeb. Aga reaalsus on see, et meil on ikkagi võistkonnad ju, Premier League'i meeskonnad, tippliigade meeskonnad on ikkagi väga erinevas seisus naiste jalka arendamisega ja selle suhtumisega ka, et FC Tallinn ju sai seal ka sõna, kes nagu ma olen aru saanud, ei ole isegi nagu huvitatud vist. Ei, nad on huvitatud, me rääkisime ka Alex Saaleniga, neil oli ka vahepeal laual mingi Maarduga, mingi koostöö ja nii edasi, aga näiteks FC Tallinn, ka Nõmme United, ka Harju, tegelikult need on ju klubid, kes on nagu kerkinud Eesti tippliigas nii-öelda arvestavasse seisu tegelikult viimaste aastatega. Ma rääkisin... Nõmme Unitedil on Rahvaliiga punt. Jah, on, aga see jällegi ei loe. Ja Nõmme Unitediga rääkisin ka pikalt ja nemad ütlesid ka samamoodi, et ma ei tea, 2021 nad olid täitsa rahulik, olidki oma see kasvatajaklubi, neil oli esiliigas on ju punt väljas, oligi põhimõtteliselt nii-öelda väljund neile tublidele poistele, aga eeldati, et tegelikult enamus ju läheb ilusti kuskile nii-öelda uhkemasse klubisse jalgpalli mängima, et see oli täitsa selline Nõmme United ju fookus ja samamoodi Harju, nemad tulid ka ambitsioonikalt üles, samamoodi nad ju, nad tulid nii kiiresti üles, et neid ei anna tegelikult võrrelda mingisuguse, ma ei tea, Levadiaga või Paide või Kalju, kes on nii-öelda pikalt olnud suur klubi. Mis sinu enda jaoks võib-olla selle kogu protsessi juures kõige suuremad üllatused või ahaa-momendid olid, mis olid sellised, mida sa ei oleks osanud oodata või mis tulid kõige suuremate üllatustena? Mul just väga nagu ahaad ei olnudki, et võib-olla nagu paljude jaoks oli see ankeetide osa, kus siis mängijad ütlesidki, et mis need seisud on, et ma ei tea, kuutasud ja kui palju siis klubi toetab või ei toeta või lükkad ise lund seal, kuigi maksad kuutasu ja nii edasi. Et see tegelikult oli kõik see, millega ma olin nagu ise ka kokku puutunud. Et ma olen olnud ruumis, kus klubi juht ütleb, et meil ei ole teid vaja, minge kas või kohe laiali, me ostame enda uue naiskonna, täitsa suva, tehke mis tahate. Mina olen ise maksnud neid kuutasusid kenasti. Ma ei tea, seda päris sükest ahaad vist nagu ei olnudki. Täpselt sama asi nagu mina kogen. Või nagu mehed Eesti jalkas kogevad. See on ju, mis seal... Ega meil... Laienda? Meil on ju sama,
Eesti kõrgliigas samamoodi, me oleme läinud, ma olen näinud siin Floras, lähed väljakule, lükkad ise labidatega jooned puhtaks ja samamoodi see ei tule sellest, on see naiste jalka, tüdrukute jalka, neidude jalka, meeste jalka, poiste jalka. Samamoodi, mul jooksin sugulasega kokku Stockmannis, võtab peale, mängid jalkat või? Ma olin Floras, Eesti koondises värki. Mängid jalkat või? Ikka mängin, jah. Okei, kus tööl käid? Et need täpselt need samad küsimused tulevad ka meeste jalkas, et mängid jalkat et kust palka teenid või mis sul see peatreener on seal, sa oled Eesti koondises, et sul on see peatreener on Pohlak, jah? Et jah, pullmees. Et see, ja siis seletad talle, et ei, ma isegi ei hakka seletama talle, ma ütlen, Pohlak on peatreener ja ma olen koondises. Et ma mängin Flora koondises või Levadia koondises, et need on nagu asjad, millega, ja samamoodi, jällegi, mina meeste jalkases, mulle on ka öeldud klubides, et kui mängima ei hakka, siis ma leian uued mängijad, et peatreenerit ma seekord ei vallanud, et seekord ma löön mängijad minema. Et see käib üks vahe, et nagu sa said ikkagi selle mängimisest ju palka. Sain palka, tõsi. See lumelükkamine, selles mõttes see on nagu... see on lihtsalt ilmselt mingi kujund, näide. Nagu konkreetsed näited, kuidas on mäng tulemas, hakkab lund sadama mingisugune 24 tunni enne mängu ja klubi umbes teatab, et me vist peame selle mängu parem edasi lükkama, et meil ei ole võimalik umbes traktorit tellida või mis iganes lugu on ja siis mängijad põhimõtteliselt ise, üks mängijad siis oma läbi tutvuste umbes tellis meile traktori, milles klubi tõesti vaevaliselt oli nagu valmis kinni maksma. Mingid sellised asjad. Me oleme tegelikult sellises kohas, see ei ole nagu ainult, me ei saa nagu seda lahterdada nagu tegelikult, mitte et ma siin vaielda tahaks või midagi, aga see on nagu jällegi üldise jalgpallikultuuri osa, et me ju nägime siin alles hiljuti, kui lasteturniir käib ja meil tuleb keset turniiri mängu on traktor väljaku peale, et siin pole vahet nagu, kes seal platsil on, et ükest asja ju ei suuda ju normaalses jalgpallikultuuris isegi välja mõelda. Et seal on see, ilmselt see juurpõhjus on kuskil kaugemal. Palju toodi välja seal eriti nendes ankeetides just seda, et me pühendume nagu, me käime trennis seal, ma ei tea, 4-5 kord nädalas, meil on mäng, me pühendume, see on väga suur osa meie elust, aga me midagi nagu raha mõttes vastu ei saa, eks ju, et kui me oleme koondislased, siis me võtame puhkust töö juurest, et minna koondisesse. Koondises on ka muidugi need päevarahad, et selles mõttes seal, jah. Aga selles suhtes, et sa võtad ikkagi tööd puhkust, eks sa ei saa seda puhkust kasutada nii-öelda päris nii-öelda. Naiste koondis on tänase päevani päevarahad? Meestel on ka ju? Pole päevaraha. Ma tean mingid päevarahad ja vist mingid mängude eest on vist ka midagi, neid ma täpselt nii ei tea. Ja sa mõtled, kuidas meestel on see mingi laagri... Minu ajal oli laagri, sõltuvalt sellest, mitu mängu oli. Oli kindel fiks summa, et ei olnud päevaraha. Viimati, kui räägiti, siis minust oli see ikkagi päeva, või oleneb lihtsalt mitu päeva see laagri nagu on minu meelest ju. Okay. Et mängude pealt sa vist äkki saad veel midagi juurde. Minust ka pigi mängude seos ka, jah. Siis on muutunud. Aga see on ju, mida Jalkaliit tegelikult pole minu arust avalikult nagu niimoodi välja uhkeldanud, et see tegelikult ju on meestel ja naistel võrdne olnud, et mingil hetkel tehti see nii-öelda võrdseks, et naistel ilmselt... Võrdselt madalad. Ma ei tea, kui madal või kõrge ta on, ma ei mäleta, mis see summa täpselt oli, ma kunagi isegi küsisin selle välja, aga see oli ikkagi nagu, minu meelest oli ikkagi arvestatav nagu summa, et see ei olnud niimoodi, et sa saad 10 eurot selle päeva eest, et see oli ikkagi nagu normaalne summa, et naistel ilmselgelt on rohkem vaja seda kui meestel, naistele jaoks on see olulisem, kes tulevad amatöörmängijatena, kes võtadki töölt vabaks ennast näiteks või võtad, ma ei tea, palgata puhkus või mida iganes, et meestel, kes saavad niikuinii selle eest raha, et nad jalgpalli mängivad, et ega meestel ju ei ole niimoodi, et sa klubist võtad ennast palgata puhkusele, et ma lähen nüüd koondisesse, et ei ole ju niimoodi, Markus. Kas mõni naismängija Eestis saab mingit stipendiumi asja või? Eesti kõrgliigas. Vahepeal oli, Flora hakkas midagi siin maksma. Lisete Tammik oli vahepeal profimängija. Enam pole, mitte ükski Eestis toimetav naisjalgpallur ei saa selle eest raha klubis. Selles mõttes, kui sa laiendad, et mitte ükski, et kas on naiste meistriliiga või mitte ükski, siis naiste meistriliigas ei tohiks olla, kui mõtleme laiemalt, siis on teada näiteid, kus saadakse midagi natukene tagasi.
Sa räägid nüüd Eesti-siseselt. krüptiline. Mujal kui kõrgliigas. Mõelge ühe ambitsioonikama tüüpi klubi peale võib-olla. Okei, mõtleme. See on lihtsalt ma ei kinnita, sest et mul puuduvad kindlat tüüpi andmed, aga aga see pühendumuse ja raha koht, et minul lihtsalt seda lugedes, ma saan nagu aru sellest, sul on kõrval, eks ju, see esindusmeeskond, sul on esindusmeeskond ja esindusmeeskond justkui teeb, ma ei tea, peaaegu sama palju trenni või teeb suurusjärgus sama palju trenni, aga nemad saavad nagu palka selle eest. Ja siis ma hakkasin tegelikult mõtlema, et kui sa nagu natuke välja zoomid kogu spordi peale, siis tegelikult neid ju võistkondi, ka jalgpallis meeskondi, kes mängivad samamoodi, samad esiliigad, esiliiga B-d, kus ju tegelikult ei ole profimängijaid on üksikuid, eks ju, või mõned saavad seal mingit väikest stipendiumi, aga seda ei saa ka ju nimetada selliseks, et nad elaksid nagu ära selle pealt. Siis tegelikult seda amatöörsporti on ju väga palju, kus sa pühendud palju, aga sa ei saagi võib-olla seda raha tagasi, või sa ei saa nagu raha sealt vastu, et sa saadki selle mingisuguse mänguelamuse ja kõige selle muu vastu, et nagu kas, lihtsalt ma hakkasin ise nagu mõtlema, et kui kas see nagu peaks olema eeldus, et naised, kes Eestis mängivad kõrgel tasemel, nad saavad raha. Kas see peab olema nagu, kas see peaks üldse nii olema? Ei, seda ma ei taotlegi, et meil igaüks, kes tuleb, saab pallile pihta, saab raha, mis iganes, sest naiste meistriliigas tõesti on ka ju mängijaid, kes on seal natuke võib-olla nagu läbi teatava õnne, kes võib-olla ei panusta nii palju, aga ikka õnnestub seal mängudel käia, minuteid saada, lihtsalt, et kui on näiteks, ma ei tea, koondise mängijad, et kui sa oled koondise mängija, sa maksad kuutasu, on teada, et mängitakse, sa siis võtadki oma need palgata puhkused asjad välja ja siis sa paned ennast letti niimoodi, et sa nagu mängidki koondises ja siis sind nagu kritiseeritakse ka veel kõige selle taustal, et et täna jälle kaotasime või et see nagu mõnest on hästi nagu kuidagi veider olukord, et ma nagu pingutan, maksan, teen, hullan ja siis veel päeva lõpuks öeldakse ka, et ma olen ilge kaer. Et selles mõttes, jah, Eesti koondis peabki olema kindlasti selline objekt, mida ajakirjandus kritiseerib, mille järgi me ma ei tea, seame mingisuguseid ootusi, mida me nagu, millel me jagame nagu hinnanguid, aga lihtsalt see naiste jalgpalli mõttes on see natuke kuidagi, ma ei tea, nihkes või see on lihtsalt nagu natuke kurb. Aga kas meil on nagu naiste jalgpallis meedia poolt sellist nagu kritiseerimist? Peab olema, sa ei saa ju öelda ka tubli, et silma ei ole jäänud, lihtsalt silma. Ma mõtlengi, et aga tegelikult nagu kas ajakirjandus meil praegu ju ei kritiseeri? Ajakirjandus tähendab Soccernet, sest et kes teine väga naiste jalgpallist räägib, kui mina kirjutan oma ülevaated, siis mina ikka tahan kritiseerida ka, et see ei ole lihtsalt see tublid, et läksite, vaid et nagu aga sa ei ütle kellegi kohta, et ta on kaer? Kaer, jah, selliseid sõnu lihtsalt jah, väga hea ei ole kasutada lihtsalt oma arvamust, või lugudest siis. Et lihtsalt ma mõtlen ka seda, et kui on need igasugused stipendiumid ka mingitele esiliiga klubidele, ma ei tea, mingi Elva näitel, Elva tubli klubi kindlasti ja meeskond ka tubli asjalik, aga kui sul on Elva naiskond, kes tõusis nüüd naiste meistriliigas, sul on seal Loviise Männiste, kes on A-koondises, miks sa ei võiks suunata ühte mingit stipendiumi kohta nagu talle? Et meil on veel tegelikult neid klubisid, et ma ei mõtlegi, et Vaprusel, kellel naiskonda ei ole, sul ei olegi kedagi teist selle stipendiumi saajaks nagu määrata või Kuressaare või Levadia, et nende naiskonda nagu esiliigas, et sul tõenäoliselt ei olegi seal kedagi sellist, kellele seda stipendiumi määrata, aga ma arvan, et meil on väga palju mängijaid, kellele võiks seda nagu määrata. Ühesõnaga, sa räägid sellest Jalgpalliliidu poolsest stipendiaatide teemast, eks ju, mis klubidel on, nad saavad jagada, eks ju, et seda teadolevalt vist ei ole ühelgi naismängijale ju seni määratud, kuigi see ei ole justkui reeglitega vastuolus. Seal mingid stipendiumid on nagu suunatud, on ju nagu Premium-liiga, esiliiga ja neile, aga mina olen ka saanud nagu kinnitust Eesti Jalgpalliliidu presidendilt mingil ajal, et umbes stipendiumitele nagu üldiselt nagu kätt ette ei panda, kes tahab, põhimõtteliselt võid ka naiste meistriliigas sellele kellelegi määrata, et lihtsalt, et ongi need mingid esiliiga B, et kui sa võtad just neid Soccerneti eelvaadete, eelvaadetes on need stipendiaatide nimekirjad ees, mingi 50% mängijatest täitsa nagu tänaseks, ma ei tea, kus kohas. Igatahes mitte nagu jalgpallis. Mis ma korraga selle koondislaste puhul mõtlesin, et kas nagu mingites riikides vist on ju see olnud, et ikkagi Jalgpalliliit võtab nii-öelda naiste koondise nagu mingis mõttes palgale või?
et see võib-olla, kui sul ongi koondise ringi kuuluv mängija, siis jalgpalliliit nagu talle maksab siis mingisugust summat, et ta saaks nagu rohkem jalgpallile keskenduda, siis võib-olla ma ei tea, kas see oleks lahendus, kui palju selle peale mõeldud on või kindlasti on mõeldud või see ei ole ka kindlasti nagu Jalkaliidu töö, et nende asi on nüüd naiste jalgpalli ajada ja nüüd kõik teised klubid istuvad, panevad käed põlvudele, et las raha tuleb meile sisse. Oleks järjekordne nagu näide sellest, et jalgpalliit nagu justkui üritab kõiki klubisid ka ise niimoodi üleval hoida, et see nagu see just see stipendiumite, võib-olla mõne stipendiumi siis tüdrukutele suunamine tundub nagu kõige võib-olla lihtsam või realistlikum asi, mida võib-olla klubid saaksidki ju tegelikult ära teha. No pange nüüd ennast selle klubijuhi sellesse, seal nad ei saada esindusmeeskondade rahaasjadega joone peale. Et tuleb nagu, ma natuke nagu, ma saan aru, millest Laura räägib, aga ma ei ole veel näinud nagu ühesõnaga raha on vähe ja praegu veel ütleme, et kas naiste jalgpallis liigud, ütleme Champions League'is, nüüd oli finaal, seal liiguvad ilmselt tänasel päeval, ma ei tea, Champions League'i võitja saab, kas naiste Champions League'i võitja saab sama suure summa kui meeste Champions League'i võitja või on seal ma ei usu, sest et kui mõtleme EM-i ja MM-finaalturniiride peale, siis seal on ikka mitmekordsed vahed. Meeste meistriliiga võitja, see saab ju mingi 100 miljonit vähemalt ju on see summa, et seal on mingid üüratud vahed ja siis ilmselt Eesti, või see tähendab esimeses ringis siis need edasimineku need rahad või esimesse ringi saamise rahad, nende vahe on siis ka meeste jalkaga ülisuured. Peaksid ikka olema mitmekordsed. Need ei ole jah võrreldavad kindlasti. Okay. Ehk siis, et klubi nagu näeb, et sealt on nagu sellest segmendist nagu seda nii-öelda mingitki lootuskiirt näha, et kuskilt kunagi hakkab tagasi tulema, on nagu Eesti klubidel siis ülikeeruline. Ega need ülemineku tasudki ju naiste jalkas nagu sellised arvestatavad või mingid, mis nagu liigutaksid mägesid, ega need on ju ka väga tipus ikkagi. No mis see Saksamaale siirdus sinna, mis punti see naiste rahvas? Leverkusenisse, Kirkelis Lillemetsast räägid? Jah. Kas sul on infot, kas ta on seal palgaline mängija? Seda küll, jah, ta on ikkagi... Ja mis suurusjärku need palgad siis naiste Bundesliigas ei tea? Ei no selles mõttes, seda on ka naiste ta elab nagu täisproff seal, ta on nagu meeste proff, et hommikul ärkab, läheb trenni, on lõunasöök ja läheb koju. Jah. Ja mõtlen, naiste mõttes on nagu tipp on Inglismaa kõrgliiga, et seal on küll need palgavõrdlusi olnud, et seal on pigem mõned tuhanded teenitakse nagu Kuus. Ja rohkem on siis, ma arvan, et ikka mingi 10 sinna kanti ka, ma ei tea, mis need viimased andmed on, aga muidu ikka oli ka see, et kes ka seal käid nagu lisaks tööle, sest Inglismaal ka see elatustase või need, ma ei tea, üürid, asjad, need on juba ka kõrged, et isegi tegelikult seal sa ei saa nagu ära elada. Ja kõik mängid ei saa, ma kujutan ette mingid Leah Williamsonid ja asjad ju ikkagi saavad, kes on nagu suured staarid suurtes klubides, eks ju. Inglismaal on ju see publiku huvi tegelikult naiste jalka vastu ikkagi selgelt olnud tõusuteel ja läheb nagu praegu niimoodi üles, eks ju, et seal mingid mängud on ju suurtel meeste staadionitel, mis on isegi välja müüdud või lähedal sellele ja nii edasi, et aga kui... seal muidugi tasub alati märkida, et see piletite hind on nagu ka erinev. Et naiste ja meeste mängudel, et ei ole sama hind, et meeste mängudel ilmselgelt on kõrgem pileti hind, aga lihtsalt, et see on üks asi ka nagu, mida nagu tuleb mõista. Kas lisaks sellele stipendiaatide teemale on mingisuguseid lihtsaid realistlikke asju veel, mida klubid saaksid nagu ära teha, et see on see lihtsalt, ma ei tea, suhtumise muutus mingites klubides, mulle tundub, et nagu sa ise ka tõid näited, et meil pole nagu teid vaja ja naiskonna kohta, et kas see oleks nagu kõige lihtsam asi, mida mingis mõttes saaks ära teha veel? Ma ei... Pigem minu need peamised mõtted keskendusid pigem sellele nagu naiste meistriliiga nagu üldise kuvandi nagu arendamisele, et see oleks niisugusem nagu, ma ei tea, ideaalne või sihtkoht või kuidagi see, kuhu sa tahad päriselt jõuda, sest täna on naiste meistriliigas mängimine ikkagi võrdlemisi lihtne, et kui sa mõtled, ma tõin seal ühe näite ka 2019, Kalju mängis esiliigas, sai seal 7. koha, eelviimase koha, järgmine hooaeg, kus nad mängisid meistriliigas. Et see on see reaalne hetk, et ka tegelikult tänavu
oli laual, et Hararat ju sai üle kivide kändud oma litsentsi kätte. Tegelikult räägiti ka teiste esiliiga klubidega, oleks olnud võimalik ka, et umbes esiliiga, ma ei tea, 5. koht tuleb sealt umbes mängima või mis iganes, et see naiste meistriga kokku saamine kohati täiesti nagu piin, mis tähendabki seda, et nagu seal mängimine ei ole nagu selline kutsuv, et ma nagu tahan sinna jõuda ja ma sportlikult jõuan sinna, ma pingutan, ma saavutan, et sellega nagu mingi murekohtaga, aga ma ei tea, kuidas seda nagu muuta, sest et mängijad pigem mõtlevadki nii, et kui ma nagu justkui midagi tagasi ei saa, ongi see, et asi ei ole selles, et saaks iga kuu ilgelt nagu raha, vaid pigem ikkagi see rohkem see tänutunne, rohkem see hoiak klubilt, et me panustame, leiavadki mingi sponsori juurde, kes annab sulle kas või nagu peale mängu mingit nokot, et see, isegi niisugust asja nagu seda leiab nagu väga vähe, samal kui meeskond lürbib iga päev mingit uut asja, et urraa, et eeldaks, et toetaja pole nii kitsi, et võiks ühe kasti juurde panna näiteks, aga kas neilt nagu küsitakse seda, kas neid suunatakse panema see kast juurde, ma ei tea, tundub kahtlane. Ühesõnaga, jah, ma lihtsalt ütlen, ma ei jõua kuhugi, aga lihtsalt see hoiak, jah, lihtsalt see tänutunne, rohkem see, et tuledki, annad patsu, ütled tere kas või oma naiskonna liikmetele, et ka seda on, et klubi, ma ei tea, spordidirektor või noortejuht lihtsalt vaatab sust läbi, ei tunnustada, isegi tänast ei tunne neid mängijate nimesid, et kuidagi see nagu lihtsalt nagu, et sa mõistad, et nad on ka olemas ja siis sa kuidagi märkad neid, ütled mõne hea sõna, oled mängul kohal, isegi seda tegelikult näeb väga vähe, et klubi mingisugused juhtivamad töötajad tuleksid mängule, see ei ole ju nagu nii ilge asi, mida nagu, nii raske asi, mida teha. Markus, kui sa mängisid näiteks Levadias, siis vist Levadial naiskond ei olnud. Ei olnud. Äkki algus oli või? Levadia naiskond ju mingi hetk seal eelmise kümnendi 18 või 17 või 18 läks laiali. Aga ütleme, kui sa mängisid Floras, Flora naiskond oli, kui palju meeskond ja naiskond kokku puutusid, kui palju sa teadsid naiskonna mängijaid naiskond tegemistest? Vähe ikka, sest nende trenni ajad on vist peale täitsa õhtuti üldjuhul. Et nad hommikupoole nad minu ajal, kui ma Floras oli. Siis nad on tööl või koolis. Ja siis nad tööl või koolis, et siis me kokku ei puutunud, aga oli mingisugused, hooaja lõpu need hooaja lõpu gaalad olid siis ühised ja ei meenu küll jah, et rohkem oli kusjuures nädalavahetust, et just Flora naiskond, kas juba tolle ajal mängis siis juba muru peal või? Võis olla? Selle harjutusoljakul, kus nad praegu ka mängivad. Et äkki nagu mängude peale sattus nagu tihedamini kui trennide peale. Et aga jah, et ülemäära suurt seda kokkupuudet ei olnud. Naiste jalgpallist sulle rääkides Vlada Kubassova, Ungari meister, taaskord. Saime ühe meistri juurde, aga Henri Anieri tiim siis mängis viimase vorus maha tegelikult. 0-3, päris kindlalt jah, aga punasega. No seal jah, see teine ja kolmas värav löödi seal täitsa mängu lõpus. Mängu lõpus, aga nii nagu mina täpselt nii palju oskan kommenteerida, kui ma Sokkernitest jälle lugesin, et esimene poole paar korda posti ja siis punane kaart ja 0-3 ja tiitel läinud. Kuna otsene konkurent ju oma mängu võitis. Aga naistekoondist veel, või tähendab naiste jalgpallist koondis kogunemine ka ju sel nädalal ja esimene mäng juba Iisraeli vastu ju reedel. Bulgaaria tuleb ka järgmine nädal kiirelt võib-olla lõpetuseks, mis meil oodata on. Lisette Tammik on ju väljas. Kellega nad mängisid siis? Alles hiljuti ma käisin vaatamas, kodus mängisid kellega? Bulgaariaga mängisid siin, Bulgaariasse nüüd teisipäeva. Nüüd mängivad võõrsil, jah, okei. Lisette Tammikut meil ei ole, mõned eemale jääjad on veel. Minu arust on hästi huvitav see, et nagu Vlada Kubassova on, kes siis nagu kodumaal pole nagu märtsi lõpust alates mänginud, et tal on mingi tervisemure seal vist mingi kannaga või mis seal mingi kõluse teema äkki oli. Et see on hästi nagu huvitav, aga see näitab ka meie seda mingisugust reaalsust, et tuuakse kohal, loodetakse, et äkki teises mängus mängib, et see oli see Aleksandr Ševaldaeva kommentaar, aga Iisrael on raske vastane, seda nagu ma usun nagu jätkuvalt, et Bulgaaria võõrsil, ma arvan, tegelikult on ka pigem üsna tihe või läheb natuke ikkagi raskeks, et Bulgaarias kodumäng oli tegelikult, me nägime, et ei ole midagi ulmelist, oli mängitav vastane, lihtsalt võõrsil. Samas Eestil polnud vist kas raamidele mitte ühtegi lööki, äkki üks lõpuks tuli, et tegelikult eks me ühe lõime nii-öelda värava, mis ju tühistati. Võt jah, see käega mängu oma on ju, aga lihtsalt, et üks asi on see, et mängida võrdselt on nagu
hea võrdne Madin võitlused keskväljal, aga teine asi on see, et kas me jõuame sinna värava alla, kas me loome võimalusi, et Levadia loob neid võimalusi ja ühtegi väravat ei löö, et kui ühtegi võimalust ka ei loo, siis väravat nagu raske kuskilt näha, et lihtsalt see on see senine pilt, aga jah, praegu ka ütleks see koosseis natukene kehvem ongi just Tammiku näol, kui Kubasova ei mängi. Volkovit vist ei olnud ka nimekirjas. Volkovil jah, vist oli ka mingi mure on ju, et jah. Natukene nõrgendatud koosseisuga ühesõnaga tuleb meil peale minna. Meestekoondisest ka nii palju, et täna siis pannakse koosseis paika, homme on pressikonverents, avalikustatakse, kes siis 23 või 26 või iganes number see lõpuks on, siis on, kes astuvad vastu Iisraelile ja Norrale, ehk siis 2 kodumängu Iisraeliga siin meil koondisel, et turvaoperatsioon korda 2. Ma mõtlengi, et see on ikka väga hull, et on need, juba delegatsioon kohal käinud, kes siin liiguvad ringi ja nende mängude ajal, et nagu ärge kartke, sest et ega mina ka, kui ma seal Ungaris käisin, kui oli seal see Iisraeli mäng, see on täiesti kohutav, ma oleks nagu üks vale samm, ma ei oleks tagasi jõudnud sealt, nagu see oli täiesti, ja ma isegi ei saanud aru, milline samm on vale, missugune on õige, et nad vist keegi ei saanud aru, mis toimub, et see oli päris hirmus tegelikult. Ei tasu kõva häälega hüüda, et tule kaasa, midagi sellist, et mitte midagi lihtsalt. Läheb mingisugune operatsioon käima seal. Nii et jah, koondiste aeg tuleb Premier League'as veel nädalasisene voor ja nädal lõpuks ka voor. Koondise nimekirja, ega seal mingit üllatust väga suurt ju oodata ilmselt ei ole. Nagu ei ole, on ju. Võib-olla küsimärk ongi see, et no mis? No võib-olla see kolmanda väravai küsimus. Ära hakka. See on huvitav. See on ainult, mis siin huvitavat on? Kas minnakse Valleriga või tuuakse Grünwald? Mis huvitav on? Mitte kolmas väravat oleks oluline lüli seal koondises, kui suurt pilti arvestada. Neljas. Mart Poom on 3. Veel. Noorte väravasti trener on ka seal kuskil veel. Aga ongi, et näed, me jõuamegi sinna, et kõige huvitavam on see, et kes on 3. väravat. Kas on üllatusi või ei ole, eks saab näha. Ma ei tea, muidugi nagu ei ole selle peale niimoodi veel mõelnud. Patrick Kristal saab. Patrick Kristal jah, on üks küsimus ilmselt, kes ei ole nagu, kes on sealt meie pilgult nii-öelda välja. Pole enam silme all, on ju. Ja ma ei tea, Levadiast ka, lepistud siin taheti koondisse, ma arvan, et pigem teda ei võeta ka viimaste mängude valguses. Ja siis on ka Tanel Tammiku küsimus. Siis on tõuges. Ei, Tanel Tammik. Ta muidu ju oli eelmine kord lihtsalt, et seal on see switch. Ta pole nüüd Levadiski. Aga tõugest ju eelmine kord ei olnud üldse minust. Minust ka mitte. See on tema koht nüüd ilmselt, ma arvan, suhteliselt. Aga nagu selles mõttes, et jutupoint on see, et ülemäärad mingid suuri asju nagu pole oodata. No Jürgen Enni valikud jah, seni on olnud ikkagi võrdlemisi nii-öelda oodatud, eks ju, või eeldatavad, et seal mingisugused väga suuri üllatusi ju ei ole kordagi vist olnud, et ei ole Kaspar Lauri koondises olnud. Jah, ja koondise tulemusi hakkame ragistama, siis seal on 6 ja 9 on mängud, jah. Jälle 2 päeva vahet. 7-8 vahel ja 9 mänge. Aga seekord on 2 kodumängu vähemalt, Iisrael kõigepealt ja Norra siis, et Norraks pidavad tulema ikkagi päris palju rahvast ka, et me räägime siin ikkagi 10 000 pluss publiku arvust. Aga Iisrael? Iisraeli vastu natuke vähem. Mõtleks neist palju sinna lõpuks siis. Mis on huvitav jah, et meil on ju tegelikult kutsukski siin inimesi Iisraeli vastu on ju reaalsem siin 3 võidupunkti võtma minna ja oleks vaja nagu seda publiku toetust seal võib-olla veelgi enam, et selle asemel, et tulla siin Haalandit ja kes iganes Ödegaardi vaatama. Just nii, midagi veel kellelgi lisada ikka saate lõpetuseks või tõmbame otsad kokku? Ei, mul naiste jalgpalliga seoses mul tekkis üks täitsa nagu ma ei tea, kas see on labane küsimus või lihtne, aga mul tekkis siin saate ajal. Et aga naiste jalkas on ju, naised ka, tähendab, naised saavad pere ja abielluvad ja saavad lapsi. Kui pikk see paus on siis naistel, ütleme, kui ta rasedaks jääb? Kaua nad siis... 9 kuud on rasedaks. Ei, no jaa, aga... Saan küsimusest aru ju. Ei, mind lihtsalt puht uudisimu. Inna Kišlidnis koondise kapten, ta ju tegelikult oli mingi aastaga... Tagasi või? Ta sünnitas mais ja nüüd ta ju oli tagasi juba veebruaris ka või? Pluss siis sinna jääb see raseduse periood. Mingi
ta mängis viimati juulis enne seda, siis oligi sügisestest akendest jäi eemale väga nii-öelda salajaselt, ehk siis jah, peaaegu 2 aastat, 1,5 aastat ikka päris pikalt, jah? Või 2, või ikka päris pikalt. Sinna vahele, jah. No see hästi individuaalne on see, et mõni taastub kauem. Ja mis on need võimalused, et kas sul siis elukaaslane abikaasa saab ka nagu aidata, et sest ega ju Inna käis ka ju niimoodi, et tal vist oli ju, laps on ju kaasas, vist mees oli ka kaasas, on ju, et nii-öelda tal on kogu aeg see nagu tugi kõrvalt olemas, et ongi, kui mehel oleks mingisugune mis iganes töö ja ma ei tea, ema või õde või kes ikka veel saaks ka ikka aidata, kui tema ka ei saa, siis on suhteliselt nagu keeruline. Okei, aga see paus ikka tuleb. Ja üks asi on see, teine asi on see, et kuidas su keha taastub, et mõnel ju, kas oli keegi Norra või Islandi koondisena, kes ju oli paar kuud pärast lapse sündi oli juba tagasi nagu trennis isegi mingi tipiklubi juures, mingisugune täitsa uskumatu näide oli, et mõni nagu suudabki väga kiirelt taastuda. Okei, aga see raseduse periood, see jääb ikkagi kuidas täiesti välja, sa ei tohi ikkagi, sest kui palju läheb nagu kõhu pihta. Nii kui teada saad, siis on kohe su karjäär pausil. Seal on ka mingid näited, kes on võib-olla seal alguses võib-olla 1 või 1,5 mängid. Kas selle sama Innaga ka ei olnud? Inna vist küll jah alguses midagi, aga seal vist pannakse ikkagi sa saad ise nagu ka hakata hoidma, et see tundub ikka kohtlik ka, et kui sa nagu saad päris palliga või lendad või mingi kontakt, et seal pole ju mõtet väga... Ei ole niimoodi nagu Serena Williams, kes võitis rasedana suure slammi turniiri. Ja natuke teised erinevad nagu spordialad, jah. Aga samas sa ju saad rasedusel ka ikkagi ju põhimõtteliselt lõpuni välja liikuda, natukene jooksed teed, et seal tõstad kangi, selles saad hoida ennast vormis ikka. Jah, vormis saad hoida, aga päris jalgpalli kui kontaktspordiala ikka lammutama ei lähe. Aga kui meil on Eesti läbi aegade kõige tituleeritud naisjalgpallur Elleri Saar, siis temal läks nii õnnelikult, et ta jäi rasedaks ja siis ta sai raske põlveigastuse. Ja kõik umbes naiskond teadiski, et ta on põlveigastusega väljas ja siis kui ta tagasi tuli, siis ta oli laps käekerval, kõik oli niimoodi, et mis asja. Valetas? Mitte ei valetanud, ta saigi vigastada, aga lihtsalt nagu juhuslikult oli siis... Süka asi ka juhtus veel. Nüüd oleks vist uuesti põlv. Eelmine aasta. Nüüd eelmine sügis mulle vähemalt ütles, et nüüd on ta lõpuks karjääri lõpetanud, et mis ta on 44-5, midagi sellist. Ja 2 lapse ema. Väga kompu elukaaslane. Mees. Siin on hea koht... Tervitsed, Risto! See klipp siit välja lõigata kenasti eraldi üles panna ja lõpetada meie tänane saade ära. Aitäh kõigile, kes meiega olid. Kohtume juba järgmisel nädalal.